tere, Aarja! Tere! Sina siis oled meil, ma ei teagi, mis sinu kohta öelda, kas sa oled sisulooja, kas sa oled influencer, mis kategooriasse sa üldse lähed? Ma arvan, see influenceri amet on maha pandud vist. Ma olen mulle meeldib enda kohta öelda ajakirjanik Okei. tegelt. See tegelikult on vist kõige... Saatejuht, mis iganes. Jaa, okei. Aga sa olid influencer mingi hetk või kuidas sa ise... Ma olin väga kaua. Ja mis influencer sa olid, mis sa tegid? Esiteks ma alustasin Musicaliga. See ei olnud Mhm. veel TikTok, see oli Musical.ly. Ja see oli mingi 2018 või? Ja siis ma pop-offisin kusagil 2020 midagi sükest. Ja siis mis influencer ma olin või? Oh my god, ma ei teagi, kas nendel on ka kategooriad? Ei no selles mõttes, et missugust sisu sa tootsid, et nagu No mis... ma tegin naljavideosid, ma tegin küüntevideosid, ma tegin meigivideosid, ma tegin tõsisemaid videosid, kõike, ausalt Mhm. öeldes kõike. Ja enam sa seda osa ei tee või? No see TikTok on mul veits pausil jah. Ühe video postitasin naljaviluks, sai väga palju rohkem vaatamisi, kui ma oleks arvanud ja kommentaarid on täis, et Aria, palun tee comeback. Aga teed või? Teed comeback'i? Mis sa arvad? Kui inimesed nõuavad? Ma ei tea, ma andsin Kroonikale ka intervjuu just hiljuti selle kohta, aga ma ütlen siinsama asja, et ma arvan, et ma olen sellest välja kasvanud või nagu ma ei tea, nagu ma olen seda nii kaua teinud. Ma olin siis 17, kui ma alustasin, ma olen 25, nagu lihtsalt ei viitsi või nagu mitte ei viitsiks, aga ma tunnen, et mul ei ole enam teha midagi ja lihtsalt see sisu on nii palju muutunud tänapäeval, et nagu üle minu laiba ma hakkan mingi 6-7 nalju tegema, et mingeid vaatamisi saada TikTokis. You know? Aga kas sa arvad, et siis nagu TikToki vaatajaskond ootab midagi muud sinult, kui sina tahaksid toota või? Ma ei tea! Ei, ma ei usu, ma arvan, et nendele väga sobiks, kui ma teeks mingi omi asju edasi, aga lihtsalt mul on nii palju tööd selle lasertechiga, et lihtsalt vaata, see on see ütlus, et kui sa teed seda, mida sa armastad, siis sa ei tööta kunagi, onju. Aga nagu ma hakkasin tegema tööna seda, mida ma armastan, aga nüüd ma enam ei armasta otseselt nagu nii-öelda sisuloomet kusagil mujal või nagu mingi naljaviluks, et see ongi töö nüüd minu jaoks. Et see nagu videote slot on su elus täidetud nüüd selle lasertechiga, et siis ei kipu kuhugi mujale tegema selle No asja. mul on tunne, et mul ei ole seda kreatiivsust nii palju, nagu mu aju on kogu aeg overload'is sellest jah, päris tööst nii-öelda. Aga sa oled juba tükk aega seal lasertechis olnud, et kuidas sa üldse sinna said, kas sa nagu apply isid ja siis nagu nad otsisidki siukest inimest, kes nagu Youtube'i kanalit jooksutaks või kuidas see asi oli? See oli niimoodi, et kunagi ammu, oh my god, ma pean küünte järgi mõtlema, mis aasta oli. Aga see võis olla mingi 2021 äkki. Ja siis Marii tegi laseri saatesse midagi küüntega mingi osa oli ja siis ma andsin seal mingit intekat. Ja siis Mariil seda juhtub mingi aastas korra, kus tal on vaba aega ja tal oli vaba aega mingi tunnike, nii et me jäime chattima ja siis ma meeldisin talle väga ja siis me tegime selle valimiste laseris koos, siis me tegime selle mingi koroona ajal mingi asja koos ja siis ta nägi, et sellest võib asja saada, sellest tüdrukust siin. Ja siis ta
lihtsalt see lasertag tuli kuskilt tema peast ja siis ta ütles tee ja mul ei olnud võimalust. Siin jaa, ma nüüd olen. kui palju sul üldse seal nagu enda nii-öelda vastutust ja tegutsemist on, et sa noh, juhid saadet, aga kas sa teed seal noh, kui palju sa seda back end kraami ajad seal, et kõik need Kõik, research'id, kõike teed ise? kõik, kõik okei skriptid on 100% minu peast, kõik research nagu väga heavy, mhm. väga heavy. Nii et Nagu suvaline näide, see tegime äh, selle P Diddy kohta tegime video ja ma lugesin 9 tundi kohtudokumente, et ma saaks aru, millest ma räägin, et ma saaks teile rääkida nagu, mis toimub. nii et jah, mul ei ole, oh my god, ma muidu nagu, mul on mingites solvangutes savi. mhm. Obviously, kui me oleme nii kaua seda asja teinud, siis nagu raske on midagi öelda, mis nagu hinge läheb. aga vahepeal tuleb kommentaarides mingi siuke asi, et et ära järgmine kord nagu sa ei pea nii raskeid sõnu kasutama, et see näeb nagu see ei näe loomulik välja, et kui sina ütled neid, et me saame aru, et nagu need ei ole sinu kirjutatud Oh ja my god. ma tahaks oma silmad peast välja kraapida. Nagu sitakutid ei tea, kui palju tööd sinna läheb ja siis te tulete kahtlustama, et see ei ole, see ajab mind nii kettasse, et nagu inimesed arvavad, et ma ei või nii tark olla. Või No nagu, oh vaat my god. vaat see on see, et kui sa oled nagu ilus tüdruk onju ja siis sa oled veel tark ka, vaata, siis on nagu probleem. ja ma olen blond ja mul on pikad küüned nagu Mhm. Et need nagu bimbo. asjad inimeste peas ei käi kokku ja siis nad on nagu, et Ja, kuidas see võimalik on. aga ausalt öeldes lase tekki lihtsalt vaadates, ega ei saagi aru, kas sina nagu kirjutasid, mõtlesid, otsisid välja või on seal mingi produktsioonitiim taga, kes seda teeb. Sest noh, mingi tiim seal on, kas sa editid ka ise või on sul jah, editor seal? mul on Betty. Nii, Mhm. Betty on minu my work wife ja see käib nii, et esiteks skripti ma kirjutan kõik ära, onju, aga siis näiteks ma skriptides vahepeal ma hakkan nagu, ma kirjutan oma peast ja siis ma nagu ma jutustaks midagi ja siis enne kui me shoot'i lähme, siis Betty vaatab selle üle, teeb lühemaks, siis ta on öelnud, et ma kirjutan nagu venelane, sest et ma kirjutan tegusõnad lause lõpus vist või midagi, siis ta pöörab Mm. need ümber, onju, nii. Mhm. see on üks asi, millega nagu mind aidatakse. siis mont käib nii, et mina saan kõik musta materjali, panen rea kokku, lõikan kõik kintekad ära, sätin need ära ja siis nojah, ma panen mussi ka, ma teen neid mingi miime, kõike seda värki. Vahest ma teen, ütleme mingi 80% videost, mõni halvem päev, siis ma teen mingi 50% ja Betty võtab üle. ja siis no aga noh, enamasti ikkagi nagu kõik on koos, kõik on nagu ikkagi minu monditud selles suhtes ja siis Betty saab selle enda kätte, teeb tavaliselt lühemaks, sest et mina jätan need mingi 30 minuti peale, sest et minu arust see materjal on nii hea lihtsalt ja ma ei suuda neid lühemaks teha, sest et see on nagu minu beebi. ja siis tema teeb lühemaks, teeb värve, teeb helid korda, paneb supakad, paneb tiitrid, nokib sealt, kust mina jätsin nokkimata, nii et meie kaks oleme reaalselt selle nagu kanali backbone. okei. ja noh, Lili on ka praegu, aga noh, jah. Mhm. aga siis kui sa tahad pikemalt jätta, kas te ei ole mõelnud, et nagu mingi paywall'i taha panna nagu pikemad intekad ja nagu siis, et 5 € kuus, siis sa näed neid pikku intervjuusid ja siis muidu Youtube'i läheb see 10-minutiline siis teema. et kas siukest asja ei ole teil läbi käinud või? ei, see on päris hea idee, sest Sest et mõni intekas no tõesti nagu lihtsalt siuke jutt, aga lihtsalt ei saa seda kõike sisse panna. ja ongi, et vaata, sa intervjueerisid mind ka, onju, me rääkisime mingi 20 minti vähemalt. Sisse läks maks minut sellest, et jah, tegelikult noh, minu jutt ei olnud nii tark, aga enamus inimestega, kellega sa räägid, ilmselt sa räägid ikka nagu tunduvalt kauem, kui üldse nagu seda infot sinna videosse jõuab. Et näiteks see bodybuilder, see Kaisa, oh my god, selle mhm. ma oleks kõik sisse jätnud.
no vot, saabki siukseid spetsialeid äkki teha, kus on mõne inimesega on mingi väga huvitav jutt, siis on nagu terve int ikka panna. Nojah, et siukseid variante mujal tehakse, et ma olen märganud. aga see on üldse minu meelest väga huvitav, et Laser on nagu telesaade ja siis nad tegid Lasertechi, mis on Youtube'i saade. et see oli telekas ka, aga okei, ma ei saa mitte midagi nagu faktina öelda, aga see on vist nii, kuidas ma sellest aru sain, on see, et mingid saated lähevad mingil hetkel nagu ära puhkusele, siis oli see meie slot, aga siis see slot oli näiteks vahepeal oli mingi reedel mingi kell, mis oli ülihea aeg, mis oli reaalselt väärt seda ja siis jälle mingi saade tuli tagasi, see jälle muutus, siis jälle mingi saade tuli sinna tagasi ja siis lõpuks läks mingi pühapäeva hommik kell 7 ja see oli nagu ülilamp ja siis minu arust on see põhjus, miks ära tuli. Ma ei ole kindel. Ma ei ole küsinud. see, Aga see, jaa, see oli vahepeal telekas. see mulje, mis mulle on jäänud, on see, et noh, põhifookus on Youtube, aga kui neil ei ole telekasse midagi panna, siis nad on seda laserit pannud, et filleriks lihtsalt. aga Näiteks. jah, aga nagu põhifookus on ikkagi see, et nad toodavad Youtube'i sisu. et jah, see on nagu väga huvitav viis, et ma ei ole näinud, et keegi teine midagi sellist teeks, eriti Eestis. Minu arust on tore. ei muidugi, ma arvan, et see on väga positiivne, pluss ausalt öeldes mina vaatan parema meelega seda Lasertechi kui Laseri enda saadet. Kergem vaadata ka, sest üks teema klikid peale, saad selle teema kohta infot, onju. Laseris on mingid random story'd, onju, kui palju mingi episood ja nii edasi, onju. et selles mõttes on nagu lihtsam ja noortele tegelikult palju kättesaadavam, sest enamus ongi kas Youtube'is või kus iganes, aga kas te nagu promote kuskil TikTokis asju ka või mis värk sellega on, et Mm, ikka, aga selle laseri TikTokiga on mingi something's up nagu, ma ei ole kindel, see üldse ei taha push ida nendest numbritest mööda, kus see video nagu kinni jääb. Mhm. Et vahepeal seal läheb paremini, vahepeal ei lähe. Aga ei no, eks me ikka proovime jah, selles suhtes. okei, okei. selles mõttes, et nagu me tolles videos rääkisime, kus me sinuga rääkisime Youtube'i teemadest, siis Youtube on muutunud jälle. Kui sa nüüd lähed homepage'ile, siis nad on need shortsid ära koristanud sealt. et Kohe lähen vaatan. jaa, neid on minule viimati, kui ma testisin neid asju, siis ta pakkus mulle ühe rea shorts'e ja kõik ülejäänud olid täisvideod, mis on kõvasti parem kui see, mis siis tol hetkel oli. Valetad mulle. sul on shortsid ees või? Mul on terve hunnik shorts'e. Väga Mul on imelik. 3 päris videot ja ülejäänud shortsid. Ma lähen praegu vaatan oma homepage'i, kõik on videod, ma ei ole ühtegi shortsi praegu näinud, ma scrollin alla. Ja nüüd juba pakub playlist'e ja shorts'e ikka ei ole. Okei, lõpuks shortsid. Ehk ma pidin mingi, ma ei tea, 10 korda alla scroll ima, siis näitas shorts'e ja kusjuures mu naine oli see, kes tuli, ütles, et kuule, nüüd on Youtube muutunud, siis ma vaatasin endal ka, mul oli samamoodi, telefonis samamoodi, aga võib-olla siis see on algoritmiliselt, et vaatab, et sa vaatad rohkem shorts'e või? Ma ei tea. Ma ei vaata shorts'e. Aga võib-olla su digitaalne imprint on see, et sa oled shortsi vaataja, kes seda teab. et Võib-olla mul on häbi lihtsalt tunnistada seda praegu. salaja vaatad shortsi teki all, keegi ei näeks. aga okei, aga väga huvitav, siis ikkagi see süsteem on väga veider. ma väga Äkki sina oled nüüd see testgrupp jälle? võib-olla tõesti. Kuigi mina nagu olen shorts'e ka vaadanud Youtube'ist ja mingi periood ma vaatasin just Youtube'ist, sest teised algoritmid pakkusid mulle igast paska. Ja siis ma vaatasin Youtube'ist, sest seal oli enam-vähem see asi, mis mind huvitab. aga väga veider. Võib-olla tõesti siis ma olen jälle testgrupis või just sina oled testgrupis, mind löödi välja. Võib-olla mina jah. aga selles mõttes, kas vaatamistega, mina ei ole mingeid suuri videoid pannud peale seda üles, kas sa oled näinud mingit vahet, et kas on paremaks või halvemaks läinud või? Meil on ausalt öeldes praegu isegi suht hästi. Et vahepeal oli väga kole mingi 2000, 3000. Aga nüüd
no see Eesti Youtuberid, see sai tore 18 000. See Bikini Fitness sai 40 000 ja siis Nojah, ülejäänud on ka mingi 7, 9, 12, 9, 6, nagu need on juba okeid. okei, okei, siis ei ole kõige hullem. Huvitav jah. Ähm, minul jah on viimased videod ikka alla igasuguse arvestuse olnud ja ma olen üldse mõelnud, kuidas pivotida seda asja siin, et oleks mõtet üldse teha. Sest see on ikka Mm. hull küll, kui näed hullult vaeva videoga, paned tunde ja tunde alla siis see saab alla 1000 vaatamise, siis see on küll nagu, mis mõte see oli. et, Mhm. et jah, aga nii et sina siis oled nagu ajakirjanik, kes töötab siis laseri jaoks, kes teeb Youtube'i. Jep, Okei. Ja huvitav title. just, väga huvitav, aga minu meelest jah, see on väga nagu veider. Aga no muidugi sinu jaoks on see nagu hea, sest sina oled nagu ikkagi tööl ju, et sa oled nagu põhimõtteliselt lepinguga tööl, et sa ei pea muretsema selle eest, et kui sul vaatamised alla lähevad, siis sa nagu see kuu ei söö. Et selles See mõttes on põhimõtteliselt nagu väga suur põhjus, miks ma üldse sinna läksin ja miks ma selle influka elu maha panin, sest et nagu okei, pean tõdema, kui ma nagu tegin koostöid ja värki-särki, siis oligi mõni kuu, kus sa pullid mingi 10 kilo ja mm, nagu living lavish ja noh, nüüd, kui ma teen laserit, siis nagu ma ei viitsi, mul ei ole aega neid koostöid teha. Nagu jah, veits igatsen seda onju, aga oli ka mõni kuu, kus ma ei teeninud mitte sentigi ja see on väga fucking hirmus ja nagu at my grown age ma ei saa siukest pulli teha, ma arvan. jah. Muidugi ma saaks teenida, kui ma võtaks nagu mingi pasa vastu, mul siiamaani spämmib mingi Juan from Temu nagu, et ta tahab õudselt koostööd teha ja kui ma teeks mingi siukseid kasiinod kirjutavad mulle, aga muidugi, kui ma võtaks need kõik vastu, siis ma elaks ära, aga nagu ma ei ole kindel, kas ma tahan siukest image'it endale. Mhm, mhm. Aga jaa, vot kasiinode ja selle puhul olen ma ise ka mõelnud, et ma ei tea, nagu väga raske on promoda midagi, millesse ise sa ei usu, onju, Jah. et just mingid kasiinod ja ma ei tea, mis väärakad veebilehed ja värgid-särgid, et ma olen kuulnud, et on Eestis sisuloojaid, kes on kasiinodega nii palju teeninud, et nad ei pea kunagi enam tööd tegema ja sõidavad nagu fancy'de autodega ringi ja nii edasi, onju. et Brigitte Susanne Hunt. tema ka või? Jaa, tal on see natsiga või midagi, mm, aga tal okay. on ka need, mul viskab kogu aeg ette, kus ta on seal paljalt vannis mingi logode sees või. Ja, ma vist olen midagi näinud jah. Aga vot Brigittega on see huvitav asi, et ta vahepeal oli siin väga teemas mõni aasta tagasi. Aga nüüd viimasel ajal ma ei ole nagu midagi kuulnud tast, et võib-olla ma ise ei vaata seda meediat, kus ta nagu Before Rase aktiivne. ju. Vist on jah. Ma midagi olen kuulnud, midagi kuskil. Aga nagu ennem isegi, ma ei ole mingi 2 aastat temast midagi eriti kuulnud, et mida ta üldse teeb. No ma ei ole õige inimene, kellelt seda küsida, ma tegelikult ei tea nagu mitte kedagi, ma ei tea mitte midagi, mis nagu Eesti maastikul eriti toimub. I could not care less, ma ei jälgi vist mitte ühtegi nagu Eesti influencer'it, kellega ma ei ole mingil määral nagu tuttav. Mul Mhm, on nii ükskõik nagu mida inimesed teevad seal, lihtsalt ma ei ole see sihtgrupp. Mingi, nagu ma tean, et mu sõbrannad hullult jälgivad seda mingi Maljukat ja kõiki mhm. neid. No, aga, no I can't. aga kas siis hakkab huvitama, kui sa pead ühe episoodi nendest tegema või? Nagu eks ma mingi veits uurin siis midagi ja eks ma nagu sellelt poolelt ma olen ka kursis, kuna nad teevad nagu mu kontoris tehakse ju laserit, Mhm, siis kogu aeg käib mingi sihuke, nagu ma ei taha öelda, et nagu tea, aga nagu ma tänu sellele, et ma kuulen, mis nemad mingi köögis räägivad või siis ma sellelt nagu veits olen kursis selle Eesti maailmaga, aga muidu nagu null, ma ei loe uudiseid, ma ei.
aga selles kas sa suhtes. tarbid siis välismaa meediat või ei tarbi üldse? Ma tarbin tegelikult ülivähe meediat, aga kui mul on vaba aega, siis ma võin mingit sarja vaadata ja ma mängin liigi lihtsalt, ma mängin nii palju liigi, et mul ei ole aega tarbida meediat. Ai, no kui liigi Aga nagu mängida, siis tõesti ei ole aega, jah. jah. Kas sa oled väga rager ka? Mis positsiooni sa mängid? Sa mingi AD carry või support või mid või Äh, jungle? ma olen support main Mhm. kahjuks. Lihtsalt see on see nagu, no ma arvan, et vist kõik low-key alustavad sealt, sest et see on vist nagu kerge mingi sõbraga duoda botti ja sinna ma olen jäänud kinni. mul on kas sa mängid liigi või? Ma mängisin liigi siis, kui see oli betas veel, siis peale seda ma mängisin natuke aega liigi, aga viimased mingi 5 aastat vähemalt, võib-olla rohkemgi, ei ole mänginud. Appikene. ennem kui No graafikal update tuli, ennem seda mängisin kunagi. Et ja minu liigi ajad jäävad sinna reaalselt 10 aastat tagasi, et noh, ma eeldan, et mäng tegelikult sisuliselt vist ei saa väga palju muutunud olla, sest noh, ikkagi ostad poest oma ja noa ikka ja sama jooksed. sitt. jah, just, et selles mõttes, et aga liig, kuidas sa nagu liigi juurde oled jäänud, et kas sul on mingi oma grupp, kellega sa mängid? Ei, ma võin üksi ka mängida. Ma enamasti mängin kas oma ühe sõbraga või üksi. Mulle ausalt öeldes meeldib tegelikult üksi mängida ka. Aga noh, nendele inimestele, kes siis mängivad praegu või okei, mul on ma ei ole tegelikult väga kaua mänginud. Mingi 4 midagi aastat vist olen liigi mänginud. Ja mul on Saira peal 1,6 miljon master'i ja mul on Seraphini peal 1 miljon master'i ja lihtsalt nagu sa pead nagu fathom ima seda, kui palju ma pean seda mängima, et 2 champ'i peal sükest master'it omada Mhm. selle vähese ajaga tegelikult. Ja ei, see on fucking degenerate mäng. Need inimesed on kõik mingisuguse vaimse puudega. See on ma vihkan seda ja ma olen nii sõltuvuses sellest ja nagu Rage'id tihti või? have been. Ei, ma ei rage'i väga. Ma no okei, selles mõttes, et ma ma ei tea, kuidas mu konto ei ole bänni saanud. Kui keegi näeks mu chat-log'e liigis, siis ma oleks nii fucking cancelled, see Oota, kas oleks sina oled see, kes sõimab, mitte see, kes saab sõimata või? ma ütlen väga inetuid asju. Aga nagu creative. Mul on üks nii hea screenshot, kus mul on, et ma sain chat bänni ja kui sa saad chat bänni, siis ta viskab selle loogi sulle ette, et mis sa siis see mäng nagu halvasti ütlesid. Siis mul oli seal mingi, et no a la mingi see, et I m gonna fuck your dad and give him a son he actually loves ja mingid siuksed asjad nagu. mida asja, vau. Nii et ma ei viska slurre, selles suhtes ma ei Mhm. tee siukest asja, aga ma nagu flame'in nagu väga nagu see, ilusti. see on omaette kunst nagu. Jah. Et see on nagu luuletuste kirjutamine, aga lihtsalt nagu aktiivselt kogu aeg pead seda tegema. Slam poetry oli vaata see, kus 2 inimest Jah. lähevad lavale sõimavad üksteist. See on, kuidas ma tunnen ennast. Slam siis League of Legends chat. Jah. Siis midagi muud ka mängid või ainult seda? Mul vahepeal viskas väga haigelt üle, sest et ma olen hard stuck. Ma olen olnud 2 korda platis ja ma olen lihtsalt, nüüd ma olen kullas kinni, see ajab mind nii närvi, sest et mu account on tegelikult täiesti cooked. Mu see MMR on nii full putsis, sest et mul oli nagu mingi aeg ma ei võtnud tõsiselt, siis ma jäin mingi silverisse, see mingi ranked season'i lõpuks, kui ma ei mänginud väga, siis ma sain kuhugi platti, siis ma nagu ja siis mäng arvab nüüd, et ma kuulun gold'i ja ma saan võidu pealt mingi +19 või vähem isegi, ma kaotan mingi 25, ehk siis mul on mega raske sealt välja saada. Ja siis see vahepeal viskas üle
ja ma võtsin esimest korda fucking CS-i lahti ja siis ma jäin selles sõltuvusse mingiks ajaks ja ma tegin mingi paari kuuga mingi 500 tundi sinna. see oligi mu järgmine Ja küsimus, et kas sa CS-i oled mänginud, sest see ja on aga naturaalne asjade käik, et sa mängid League of Legendsit ja siis sa mängid CS-i, et sinna kinni, järgmine on, ma ei tea, Valorant vist suri ära, et seda vist enam keegi ei mängi, aga ei, nagu seda ma ei puutuks ka. See on noh, cringe. noh, Mis see see on teine cringe oli? või? Oota, Overwatch või? Valorant ja mingi on jaa, üle minu laiba, päriselt nagu. Mis sul Overwatchi vastu on? Ma ei, okei, jaa, mul on mingi nii-öelda mingi noh, et ma olen näinud, mis seal toimub, aga lihtsalt need mingi e-dating ja mingi pask, mis seal on, ma kardan seda väga. okei. Et need inimesed tunduvad seal nagu õudselt cringe. Nii et sa ütled, et fännid on siis veidrad? jah, okei. Aga kui palju sa neid fänne ikka näed, kui sa seal lihtsalt lased neil päid otsast ära? ja ei muidugi, aga mul on mingi sihuke veider asi ka, et mul on hästi raske midagi uut teha. Mul on hästi raske, nagu kui ma mingit sarja või filme vaatan, siis ma vaatan põhimõtteliselt ainult neid, mida ma olen 20 korda juba näinud. Nii et mul on hästi raske mingit uute mängu minna ja seda nautida ja seda nagu õppida. Mulle meeldib League ja nagu I'm gonna stick with that. jah, see on ka nagu üks põhjus, mitte ainult need e-daterid. sa CS-i jätsid siis maha või? CS-iga on üldse siuke nagu naljakas lugu, et ma põhimõtteliselt, ma lubasin kunagi, et nagu ma vihkasin CS-i, sest et mu eelmine suhe, mis kestis 7 aastat, siis me läksime lahku sellepärast, et mu boyfriend valis, et ta on pro-gamer What? üle minu. ja me nagu me saame praegu väga hästi läbi, nagu see selleks. Kas ta sai pro-gamer või? Ta on pro-gamer. Nii et ta teenib raha sellega, et ta mängib CS-i? jah, vist küll jah. Nagu ta käib tööl ka, aga ta on fucking immaculate nagu CS-is ja käib nagu mängimas ka nagu professionaalselt. Anyways, me saame nüüd hästi läbi, aga jaa, tol hetkel ta valis CS-i üle minu. Ja siis mul oli lihtsalt nagu mingi väga haige hatred CS-i vastu, aga siis kui ma ise avasin, siis ma mingit ma oleks ka ennast maha jätnud selle. Vau! Aga sa siis enam ei mängi või? Või vahepeal ikka mängid? Ei, jaa, vahepeal jaa, kui nagu mingi sats on koos, nagu CS-i ma ei lähe üksi mängima, elu sees mitte. Aga mulle ei meeldi see, et nagu seal tegelikult on vaja voice chat'i, nagu kui mingi kahekesi mängida, siis sa ju ikka tahad öelda, et mingi connector või midagi, aga ma ei saa oma suud lahti teha. Nagu let's be real. Nagu see mind on kikitud varem, sest et ma tegin oma suu lahti. Isegi nagu kui ma ei mängi halvasti, lihtsalt ma olen naine ja me oleme kusagil mingi fuck ass Balkan serveris, kus nagu on mingi värdjad sibulad ja mingi pooletoobised lihtsalt ja sa saadki kikki nagu või siis nagu mind hakatakse laskma või nagu ainult hääle pärast, nagu lihtsalt, et nad saavad teada, et sa oled naissoost, siis on kohe nagu, et aga nad kaotavad ise ka mängu ju siis, kui nad oma teammate'i hakkavad jaa, aga nad on nagu nii mentaalselt ebastabiilsed, et nendel ongi nagu täiesti savi. See on täiega veider. Ma mõtlesin just, et võib-olla neil on nagu vastupidine efekt, et kõik hakkavad sulle külge lööma, aga seda on ka olnud. Ja see ongi nagu vahepealselt ei ole. Mind saadetakse kööki, ma olen mingi lits, ma olen see ja too või siis Rosa Bardarik, can I have your Snapchat? Haige. Mingi siuke. Ja siis ma ei anna ja siis kuhu ma pean minema? Kööki.
nii et mulle meeldib seda jah mängida kas 5 või siis ütleme, kui mängin 2, siis ma ei tee suud lahti. Aga ikkagi nagu ma tahaks ja see nagu, ma tunnen, et ma saaks, see mäng läheks ju paremini ka, kui ma saaks küsida või kui ma saaks rääkida, sest et siis nagu minu see sõber, kellega ma mängin, ongi nagu minu see nii-öelda outlet, et ma ütlen talle, et joo, mingi Oh my Palaces on, god. siis tema ütleb in-game, et Palaces on, no see on ka nõme nagu. Kas Ja sa, liigis ma lihtsalt armastan seda, et nagu keegi ei tea, kes ma olen, seal võiks olla voice chat, aga nagu jah. aga kas sa voice changer'it ei taha kasutada? aga see ei ole ka õige Ei, ju, see on muidugi ei ka ole. nõme. Aga see on nagu täiega veider minu meelest, et nagu siuke asi on, aga samas noh, ise sa flame'id nagu League of Legendsis ka, nii et siis sa saad lihtsalt teistsugust flame'i vastu, lihtsalt see põhjus, miks sa flame'i saad, on nii ridiculous. jah, et see on nagu, jaa, ei noh, põhimõtteliselt kui sa suu lahti teed, siis mäng on kaotatud, sest nad hakkavad nagu jaurama. jah, täiesti haige. nii et väga nõme, väga nõme. nii et naine olla, kes mängib videomänge, on tegelikult ikka päris raske. tegelikult on küll nagu, see on nii sorry, ma kuivatan oma telefoni, mis on ikka Monsteriga koos aga see on nii esimese maailma probleem, nagu it's not that deep tegelikult, aga samas kui sa piisavalt mõtled selle peale, siis tegelikult on, et see on tegelikult see on üli oversexualized. See on mingid lollid nagu stereotüübid, sul on kohe küljes see, et nagu, et sa ei oska mängida, sa mingi, miks sa üldse siin oled, onju. Või siis ongi siuke, et nagu seksi, give Snapchat, mida iganes, onju. Ja muidugi meil on süüdistada ka teatud tegelased, ma ei tea, mingi Belle Delphine või mingid siuksed gamer girl'id, kes on selle nagu pildi veits ära rikkunud normaalsete inimeste jaoks. aga vaata, jah, aga see on vaata siuke probleem, et nagu jah, see on ebaaus, onju, sest see reaalselt takistab sul saada nagu gamingus sama kogemust, mis mina saan näiteks. ja aga nagu mis sa teha saad või mis keegi üldse teha saab, ainuke viis, kuidas ma näen, kuidas seda muuta saab, ongi muutume Hiinaks, paneme online kasutajad inimeste päris ID-dega kokku ja siis, kui mingid paska ajad, siis sa oled bännitud mängust, et no see on ainuke viis, aga see muidugi kõigile ei meeldi, sellepärast et internet on see ainuke koht, kus sõnavabadus on nagu täielikult vaba, onju, siis enam ei ole, sest kõik, mis sa ütled, siis on nagu kirjas ja sa saad karistada selle eest. et no, ei, see on päris hea too. et ma ei tea, mida nagu teha, nagu sest sa neid debiilikuid ei saa ohjeldada ju seal. et nad jäävadki debiilikuteks ja siuksed nad on ja nendega ei ole lihtsalt midagi teha. et no teine variant on teha veel, et mingid erinevad lobid onju, et inimestele, kes on normaalsed ja siis debiilikute lobid onju. aga noh, kuidas sa siis klassifitseerid neid, et kusjuures mulle tundub, et need lobid tehakse meie eest, sest et liigis, kui ma mängin üksinda, siis ma ütleks, et mul on mingi 90% win rate, kui ma üksi mängin no. ja mul on isegi, kui ma olen saanud seda chat ban'i ja neid warning uid, siis kuidagimoodi mul on honor level 4, mis on nagu üks maksimumist puudu. Võib-olla see on sellepärast, et ma flame'in hästi nagu creatively, et see ongi see, et ma ei viska neid slurre ja asju, onju, et mul on see honor level, aga nii, mul on ülinormaalsed nagu tiimikaaslased, nagu kõik on nagu enamasti on fine. nii, siis mul tuleb sõber mängu, kes on olnud chat band mingi 100 korda vist selle account'iga siiamaani on. Me kohe kaotame. Enamus mängu koos me kaotame, sellepärast et nagu teammate'id on nagu ta ei ole halb mängija, aga talle meeldib ka nagu paska kirjutada. Ja siis mul on tunne, ma ei tea, kas see on nagu, kas see päriselt töötab nii, aga me saame nagu halvad mängijad, kes on ka nagu skisofreenikud. Nii et mulle tundub, et neid lobisid tehakse meie eest tegelikult. See võib täitsa niimoodi olla küll, jah. Eriti kui ta on jah bännitud, siis kes ei ole osanud käituda, need pannakse kokku siis ilmselt. Jah, ma arvan küll, jah.
jaa, aga noh, siis tegelikult võiks kõik League of Legendsi ikkagi ühte lobisse panna, sest ma ei ole kunagi üheski mängus olnud, kus nagu ei ole debiilikuid. Et see on nagu, no CS-iga ka, kui sa lähed random serverisse, no siis leia mulle mäng, kus ei ole ühtegi mingit vene aktsendiga venda, kes nagu ütleb no nahui, suka bled, noh. Et no siukest asja sa ei leia. mul on Aga isegi väike mul on notes'i kirjutatud venekeelsed solvangud igaks juhuks. ohoh, kas sa jagad neid ma meiega? võin, ma võin korra näidata, aga kus see on? sa pead tõlkima ka siis, sest ma ei räägi niimoodi vene keelt kahjuks. Ma isegi natukene räägin. Nii. mul on siuke, oh my god, mu teleekraan on nii Jah, must, see ei lähe jah, fookusisse, see jah. selleks. Nii, meil on siin petuh, mis on Mhm. kukk. Satkoirot, mis on suu kinni. Ja trahju tvoja mama, mida ma ei hakka tõlkima, sest sealt on vist aru saada. Zavoljetrakom, mis on saavähk. Vähk, lihtsalt vähk või? Saavähk. Sa vähk, okei. jah. Siis siin on veel paar inetud. Kruusa, see on rott. Tarakan, mis on pruussakas. ja siis, et mul on siuke väike cheat on olemas, juhul kui ma teen oma suu lahti ja keegi mulle midagi halvasti ütleb, siis ma oskan vähemalt vastu öelda. õpid nagu nende keelt, et Jah. siis nendega suhelda. Okei, sa võid anda sõnastiku välja varsti, et siis millised solvangud ja kuidas chatis rääkida. Ja siis chatis rääkimise Hell sõnaraamat. Ja see on siuke raamat, mis ma päriselt kirjutaks. See oleks nii fucking naljakas. no täpselt, Mul oleks päris palju öelda. ja ma arvan, Oma alameister. et see läheks peale ka inimestele, et see on siuke fun asi, mis ongi. Vaat see on see Peldiku raamat, vaata, kui istud WC-s, siis see raamat on see, siis sa loed, mida chatis kirjutatakse. see oleks ülihea. Aga see on ikka päris jõhker tegelikult. Kas sa World of Warcrafti oled kunagi mänginud või? Okei. See on vähem competition'it, mis ilmselt mulle tundub, et sulle meeldivad mängud, kus sa pead võistlema. ja ma liigis nagu normalit, ma isegi sinnapoole ei vaata. Vahepeal satun seda mingi areenat tegema, aga kui mängida, siis nagu ränki. et ma saaks neid virtuaalseid numbreid, mis tekitavad mul head tunnet nagu. nii et see võit ja siis see adrenaliin annavad sulle dopamiini, mida sa jahid. muidugi. okei. väga ma huvitav. muidu jah, ma ei ole üldse nagu palju teisi mänge mänginud, ma olen väga palju mänginud Resident Evilit ja Team Fortressi ja paar esimest GTA-d, aga muidu ma ei ole nagu geimer nii-öelda, et ma ei ole kursis nende uute lahedate mingimängudega. Aga ma võin öelda, et ma olen läbi vaadanud enamus populaarsete mängude let's play'sid mingi PewDiePie poolt, nii et ma oskan kaasa rääkida ikka, kui tuleb teemaks nagu. okei. aga kas sa, kuidas sa üldse nagu mängimise peale sattusid, et on see mingi osa olnud su elus kogu aeg või mingi moment oli ja siis sa sattusid selle peale? Mul on tädipoeg, kes on minust mingi mis ma ütleks, mingi 7 aastat vanem võib-olla või midagi rohkem. Ja siis ta elab Viljandis ja siis iga kord, kui me käisime Viljandis, siis ma väikse tatina murdsin sisse ta tuppa ja siis sundisin teda mängima mingeid asju ja et ma nagu kõrvalt vaatasin. Me tegime let's play'sid enne, kui see oli lahe. me tegime IRL seda. Ja siis ta näitas mulle Minecrafti ja mingeid asju ja sealt nagu ma arvan jäi see külge. Ja siis kusagil põhikoolis ma hakkasin seda Team Fortressi mängima oma juust läpaka peal. Ma ei kujuta ette, kuidas see asi õhku ei lennanud nagu. Ja ma
aga see nagu ma arvan, PewDiePie on väga-väga suur osa sellest, et mulle meeldivad need mingi mängud ja mängida ja värki. aga PewDiePie väga harva tegelikult tegi nagu uutest uhketest mängudest let's play'sid, et ta väga valis ja teine asi on see veel, et millega ta kuulsaks sai, olid need Happy Wheels ja need brauseripõhilised mängud onju. et ausalt öeldes ma ei mäletagi, mida ta, kas ta Last of Us üldse mängis või? ma ei mäleta, jah, kas mängis jah? teise muidugi ka või? teist mängis ka või? jah. okei. see on kuidagi mul vahele jäänud. aga huvitav jah ei, aga ma vaidleks täiega vastu, ma mäletan just nagu, et kui tuli mingi crazy asi välja, siis ma nagu tema kanalil ootasin nagu mingi, mis oli mingi Bulli oli kunagi see oli nagu mingi the new hot thing ja siis ta mängis seda Bulli või? fucking, oli vist Bulli jah? ma ei tea, üks Bulli on, mis on väga vana mäng, mis on nagu minu lapsepõlvest ja Rockstari tehtud. aga ma ei tea. jah, kus sa oled mingi koolipoiss ja sa oled seal koolis ja sa pead see on tegema mingi 20 aastat vana mäng. no okei. Aga siis ei olnud uus. Ei, ei, see ei saanud olla uus siis, sest see on vanem kui PewDiePie Youtube'i alustas. Ma tahan vaadata korra. Võib-olla mingi teine Bulli. Oh my god, ongi see Bulli Rockstar jama jah. jaa, see on väga vana. 2006. just. Okei, no siis see ei olnud uus lahe asi. ei no mu point ongi selles, et ta pisteliselt nagu tegi ka neid uusi mängu, aga ta väga valis, mida ta teeb ja väga palju ta mängis kas vanemat kraami või just siukest easy gaming ut, mis on nagu brauseripõhine või siuke väike mäng, mis on lihtsalt sõpradega fun või siukest. et selles mõttes, et ma ei mäleta, kas ta God of War'i on kunagi mänginud näiteks või noh, kõiki neid suuri tiitleid vaata, mis kes selles suhtes. Assassin's Creed'i ja mis kõik need järjest tulevad, need uued fancy'd mängud nii-öelda. Far Cry'd ta vist isegi mängis korra, ma ei tea, aga ta let's play'd ei teinud sellest minu meelest. igal juhul jah, PewDiePie jah, nagu ta nagu neid uusi ja fancy'sid mänge mängis suhteliselt vähe minu meelest. aga okei, sul on võib-olla õigust niipidi mõeldes jah. aga jah, ma vaatasin ka, ma hakkasin PewDiePie'd vaatama siis, kui ta vähem mängis ja tegi rohkem oma meme review'sid ja siukseid asju, et siis see oli minu meelest mina hakkasin PewDiePie'd vaatama enne, kui tal oli 1 miljon subscriberit. mul on proof. nii et ma olen OG. ei no selles mõttes, et ma nägin ta videosid ka ennem, aga lihtsalt mind see Happy Wheels'i karimine ei huvitanud. aga see on jah, kas sa saad mingi spetsial staatusega, kui sa nii varakult hakkasid PewDiePie'd vaatama? ma olen lihtsalt lahe. sa saad bragging rights? jah. okei. muidugi. see on küll väga fun. aga no tegelikult sa mängid League of Legends'i ka bragging rights'ide pärast, et siis sa saad öelda, kui suured numbrid sul on ja siis on äge. True. ma ei saa enne surra, kui ma ei ole challenger. äkki siis peakski tegelikult ühendama nagu oma ID siis online persoonaga, siis need kõik numbrid nagu kantakse üle ja kui sa kunagi ära sured, siis sinu sellel kivil on see display ja näitab kõiki su achievement'e, mis sa mängudest oled saanud ja. ilma naljata, kui ma päriselt hitin, nagu see võimalus on mingi 0,01%, et ma hitin päriselt challenger'i, aga kui see juhtub, siis ma unironically lasen selle oma hauakivile panna. ma ei tee nalja nagu. see on nii. see on su suurim achievement siis jah? muidugi. okei, väga äge. aga kui sa siis teed on ju oma tööd ja siis aeg-ajalt mängid League of Legendsit, sul mingeid muid hobisid ei ole, millegi muuga sa ei tegele? ma vaatan toas ringi, millega ma tegelen. ma vahest harva maalin. nagu õlivärvidega või kuidas? praegu mulle meeldib tint. oh my god, ma mõtlen, kas ma saan tuua selle kuidagi või? see on tegelikult suht võimas. I love Gojo. oota, ma tõusen, ma toon selle. üks moment. no nii, kohe me näeme. nüüd me näeme, mis tal seal taustal on. pintslid ja. seal on mingi pask. sul mingid kujud ka?
Ja, Oh, okei, yeah. ma ei tea, kas see mahub siia. Oota. Ohoh, oo. Too lähe siiapoole, natuke veel edasi. Pane nagu oma tooli peale. Vau, vau. Kuule, see on väga This äge is ju. my man, this is my husband. ja see on väga fucking suur. Nii, ma teen siukseid asju, oota nüüd panen selle tagasi kuidagi. Creeperi pea helendab ja okei. Nii. Ma lõpetasin kunstikooli, nii et mul on see veits on külge enda, siin on väga palju paska, sorry, väga messi. See on just huvitav näha, mis see on oleks sinu asjad. huvitav, kui see oleks korras, aga ma olen küünetehnika ja siis mul on hästi palju nagu küünteasju siin laiali, mis võiks olla nendes sahtlites, aga ei ole. Ja Nojah. siin üleval on Gojo ja Serafin ja siis see läheb tegelikult veel üles ja seal on ka, oh my god, siin on mingi FNAF-i kraam. Ma olen Five Nights at Freddy's fanboy ka tegelikult, väga suur. Vau. Vau. Just nii. Väga Igastahes äge. jah, nii et Aga oota, see vahepeal- kunsti osa on ju. Sa ütlesid, et sa oled kunstikoolis käinud ja see on küll käinud. Kas sa ütleks, et kunstikool oli sulle kasulik või oleks sa sama creative ja samu asju teinud ilma kunstikoolita ka? selles suhtes see oli nagu gümnaasium ikkagi, aga lihtsalt ma olin kunsti suunas pelgu, live laugh pelgu. Ma arvan, see oli, okei, see oli kunsti mõttes nagu, tegelikult oli tore, sest et minul oli hästi-hästi-hästi tore kunstiõpetaja, kellega me oleme nagu suhelnud tegelikult siiamaani ja ma lõpetasin mingi 6 aastat tagasi. Ja selles suhtes ta aitas mind nagu kunstiga ja ta aitas mul nagu sellest mingist shell'ist välja tulla, aga ta oli niisama ka ülisuureks toeks tegelikult igat moodi, nii et igati väärt, et ma sinna kooli läksin selles suhtes. Okei. Kas sa teed ainult oma lõbuks või sa müüd ka neid asju, mis sa teed või? Ma müüsin paar kotti kunagi maha. Ma tegin nende beežide tote bag'ide peale, maalisin ka, see oli väga fun. Ma tegin mingeid haigeid asju sinna, mingi hästi ilusa gothic fontiga lauaviin oli näiteks päris hea. Ja jah, mul praegu, ma ei tea, kus see kott on, ma näitaks seda ka, aga jah, see on ainuke asi, mis ma olen nagu müünud. Selles mõttes, et nagu kui ma seda skill'i nägin, siis see on ikka no kõvasti üle keskmise. See võttis, tegelikult ma hoidsin kätt ees, aga ma oleks võinud näidata seda, aga sellel alumisel mehel on käsi on täiesti fucked up. Ma ei tea, kuidas ma need proportsioonid niimoodi tegin, aga ta pea oli mingi siuke, siis ta käsi on seal all mingi siuke, mingi üliväärakalt ja siis see on mul kapi peal ka niimoodi, et mul on nagu lõhnaõlipudelid on selle käe ette laotud, et seda ei oleks näha. Nii et apsakaid ikka tuleb selles suhtes. Sa digitaalset kunsti ka oled teinud või? Ei ole? Ainult füüsiliselt, okei. Ma ostsin endale iPadi ja selle pastaka, aga mingi paar korda tegin ja sinna see, mulle meeldib paber, nagu mulle meeldib tegelikult kõik siuke old school, mulle meeldivad pliiatsid, ma pean päevikut, mulle tegelikult jah, meeldib see tunne rohkem. Sa pead päevikut? Heavy, neid ma võin ka veits näidata. Aga mis sa ütled, vaata räägitakse, et päeviku pidamine on nagu mentaalselt väga-väga kasulik asi, mida teha. Muidugi, oh my god, las ma tutvustan, see on mu näita natuke siiapoole. see on mu kõige esimene päevik. Me näeme, kui vana see on selle pealt, et siin on need vanad head siuksed Tumblri välja lõigatud asjad. Kes meil siin üldse on?
Eminem, Jõlavulf ja Evan Peters igatahes. Ja siin veits vaatan. No see oli mul rohkem nagu, hoopis kukub mingi paska välja. Ma seda vist teksti nagu nii väga ei pea näitama, aga siia mulle meeldis väga joonistada nagu niimoodi. Ja ma olen reaalselt surmani tänulik nagu väikse Riia üle, kes seda tegi, sest et ma saan nüüd, mul ei ole väga hea mälu ja siis see, et ma saan neid asju lugeda, et nagu mis sellel ajal toimus ja kui ma näen seda nii-öelda välja kirjutatud, siis see kõik tuleb mulle perfektselt meelde ja noh, kui ma juba praegu ei mäleta, mis ma mingi 6. klassis tegin, siis ma ei mäleta ju mitmekümne aasta pärast, nagu ma mäletan veel vähem. Nii et mulle ikka, jah, mulle meeldib, sest jah. nii et see on sulle nagu mälestuste kogum. Aga kui tihti sa kirjutad sinna või olenevalt või? Praegu pean tõdema, et ma ei ole väga palju seda teinud, aga kui ma pidasin, siis ma panin äkki mingi nädalas korra, kui juhtus midagi hästi toredat või midagi, siis ma selle panin kirja või no kui juhtus midagi halba ka, siis loomulikult need on ka kõik kirjas. Mul oli mingi sihuke faas teises päevikus uuemas. Ma nägin 2 nädalat järjest iga päev õudusunenägusid ja ma ei saanud magada. Ja siis ma lõpuks hakkasin neid kirja panema ja seal on lihtsalt nädala jagu mingit nagu paska, mida ma nägin unes. Ja siis need lõppesid ära. Ma ei tea, kas sellepärast, et ma panin need kirja või sellepärast, et need lihtsalt lõppesid ära, aga ma ei tea. Jällegi aitas ventida nagu. Aga kas sa nagu nende unenägudel mingid põhjuse ka leidsid või asja või lihtsalt kadus ära, kui sa nii-öelda panid kirja paberile, protsessisid? Need olid, oh my god, see on mu teine päevik, see mu järgmine. Oh, vau. Alloo, mis siin toimub nagu. Ilmselgelt teda on väga armastatud, aga ma ei tea, mis neid unenägusid nagu, miks need tulid või kust nad tulid. Ma mäletan, et ma nägin hästi palju okei, leidsin üles. Ma nägin hästi palju The Purge'i, aga nagu, et ma olen nagu oma ema juures kodus ja siis, et me näeme seda aknast ja me ei saa kuhugi minna. Ja mul oli mingi väga haige thing mingi zombidega ka või mingi nagu apokalüpsiga. Ja kui ma praegu vaatan, kas nagu mitu päeva järjest ongi lihtsalt ühed ja samad asjad. Purge ja zombid, purge ja zombid, purge ja zombid. Midagi siukest. Nii et alateadus oli, et ülejäänud maailm tahab sind ära tappa. Ma ei kujuta ette, mis siin sees toimub nagu. Okei. Aga see tegelikult on päris sarnane sellega, et kuidagi on juhtunud nii, et ma iga kord küsin kõigilt, kes mul siin podcast'i tulevad, et kas sul mõni kummituslugu on või mingi ebamaine kogemus või mingi siuke asi? Ma kahjuks ei ole näinud kummitusi, aga mu ema on mulle rääkinud ja nagu ma sellepärast nagu, ma väga usun kõike sellesse uga-pugasse, astroloogia ja blablabla ja nagu vaimudesse. Ja mu ema on nagu, ta on väga konservatiivne sihuke, oh my god, ta on nagu aastal 52 sündinud, millest me üldse räägime, ta on nagu old school nagu. Ja tema rääkis mulle neid nagu oma mingi Ouija board ja kummituste lugusid, nii et ma nagu ta ei ajaks paska selles suhtes, nagu ta tundub just muidu siuke, kes on mingi, mis kummitused. Ei, sa sured ära ja kõik nagu. Aga jaa, ta on mulle rääkinud, kuidas tegid seda Ouija board'i ja siis küsisid mingeid see oli vist ta vanaisa, kes suri ja küsisid sellist asja, mida ainult
see vanaisa teaks, et a la, et kuhu sa jätsid oma mingi taskuna või mingi asi oli, mida nad otsisid, mida päriselt keegi ei teadnud ja siis nad nagu ta ütles ja see oligi kusagil fucked up kapi otsas nagu. Mhm. Nii et see ei ole küll minu lugu, aga see on sihuke nagu mida ma tean, mida ma saan nagu öelda, et juhtus nii-öelda. Okei, väga huvitav. Sa mainisid, et sa usud astroloogiat ja siukest värki ka või? Kas just nagu astroloogiat, aga ma usun, et on mingi nagu ma ei usu Jumalat otseselt, aga ma arvan, et on mingi suurem võim nagu kui meie ainult siin või Mhm. nagu kasvõi nagu see mingi manifesting, ma usun nagu universumisse, kui see on nagu loogiline, Okei, huvitav. et jah. Mhm. Jah, universumisse jah, et siis nagu on mingi jõud, mis või no kas siis meie oleme osa või mitte, aga see jõud lihtsalt on jõud, mitte nagu isiksus, mis nagu mõjutab siis meie elusid või? Midagi siukest. Kas sa usud, et inimesel on hing või midagi siukest peale nagu füüsilise keha veel? Ma tahaks uskuda küll. Okei. Ma ei tea, aga võiks ju. No kui sa usud universumisse või noh, nii-öelda mingisse väesse, siis suht loogiline oleks, et inimene ka lihtsalt robot ei ole, onju. aga no ma ei tea jah. Okei, väga huvitav. Nii et Ouija board, need asjad on alati hästi creepy'd, kui nende Ouija board'idega hakatakse mässama, On. et Ja nad tegid seda mingit et sa põletad taldrikul mingi ühe koha ära ja siis näeb must joon ja siis sellega ka midagi tehakse, aga nagu isiklikult ma seda ei teeks. mis I choose life. ja vot, et nii palju, kui ma olen kuulnud, siis jah, nende asjadega võib ka nii-öelda väga valesti minna, et pärast ongi mingisugused kogemused sul, kus mingi asi ajab sind taga või on Jaa. sinu küljes või mis iganes, onju. Ja emme rääkis ka, et nad ei saanud tagasi seda vaimu, kes sealt tuli. Vau. Et nagu sa pead ütlema nagu mingi head aega, no mine nüüd ära, et seda nagu lõpetada, sa pead selle nagu enda portaali kinni panema. Aga et ta ei tahtnud üldse minna ja mingi hakkas mässama selle board'i peal ja mingi värk, aga Ja nad mis siis vist sai? lõpuks said ta tagasi. Mingi jõuga Lõpuks kaikaga vist- peksid tagasi või? hakkasid fist fight ima õhuga seal. no vot. et okei, nii et nad üritasid nagu ära lõpetada, aga vaim ei tahtnud. Mis iganes vaim see siis oli, kas oli vanaisa või midagi muud, onju. Okei, väga veider. No vot jah, need lood on alati nii huvitavad ja samas nagu ise kunagi ei teeks siukest asja, see on nagu nii creepy. Aga noh, kui ma räägin, ta on lihtsalt, ta on nii sihuke inimene, kes ei usuks sellisesse asja ja kes ei, ta on, noh, ja nagu kuna tal on need kogemused, siis mul ei ole põhjust nagu uskuda, et see ei ole päris, ja kuna ta sai oma nagu selle vanaisaga rääkida, siis ju võiks see nagu mingi hingevärk ka tõsi olla, aga ironically ma ei saa üldse kaua sellest nagu teemast rääkida, sest et mul on ülihaige surmahirm, nagu ma hakkan niimoodi spiralima marjast nagu 5 minutit veel ja nagu see cam cut ib selleni, et ma peksan oma pead vastu seda kappi Vau, oma ära selja seda taga. küll tee. Nii et aga ennem veel, kui me lõpetame selle teema, et ütle, kui see on liiga ebamugav juba, siis kas sa tead, miks sul on siuke surmahirm? mu üks sugulane tappis ennast ära mu sünnipäeval. Mitte mu nagu birthday kohal, party onju. ja siis vend lõikab mu veenid läbi seal, aga samal päeval ja ma olin suht nagu ma olin just sain 18 või 17, igastahes tatt nagu tegelikult.
ja see oli mu elu esimene matus ja see oli avatud kirstuga ja ma nägin seda ja siis see nagu ma vist fully kammisin ära nagu mitmeks aastaks. See on praegu paremaks läinud. Mul ikkagi on nagu episoodid, kus ma lihtsalt see on nagu sundmõte, see lihtsalt tuleb ja ma jään ketrama, et okei, ma suren ära, ma ei saa midagi teha, universum on üks suur must auk, ma ei tule mitte kunagi tagasi, see on kõik mu kontrolli alt väljas ja ma lihtsalt lähen. Aga vähem kui enne, aga nagu paar aastat pärast seda oli niimoodi, et ma sõitsin näiteks trammiga koju ja siis ma hakkasin sellest mõtlema ja siis see reaalselt nagu see hirm oli nii suur, et ma olin nagu paralyzed ja ma lihtsalt sõitsin trammiga kuhugi perseauku, sest et ma ei suutnud üles tõusta ja ma ei saanud sealt nagu luupist välja. oi, seda on väga kahju kuulda. aga nagu selles mõttes, et nagu sa ütlesid, et see on nagu must auk ja sul ei ole kontrolli selle üle, et aga äkki aitab, kui sa mõtled, et see ei ole must auk, et see on lihtsalt mingi uus ja koht, vot sellepärast ma tahaks, oh my god, ma tahaks olla nagu usklik, nagu kristlane, sest see tundub ausalt öeldes siuke bliss, mis aga sind nagu takistab? piibel on fucking stupid. Oh my god, nagu need mõned asjad, mis seal kirjas on, no thank you. ja ma ei suuda ma ei suuda uskuda mingisse mingit meest, kes kusagil pilve peal elab nagu. okei. Aga see ei pea olema ju, no kaks asja, esiteks, et mis sa, kui sa suudad välja tuua midagi, mis nagu piiblis sinu meelest on stupid või nagu mis sind nagu eemale tõukab sellest. ma arvan, et ma ei ole nagu piisavalt haritud, et niimoodi nagu sellest niimoodi pikemalt vestlema hakata, aga et sa võid enda jaoks öelda lihtsalt, see ei pea olema statement, mis on nagu universally true, et see, et see on lihtsalt diskussioon siin, et me ei õpeta kedagi ju. näiteks ühte seda, appi, kuidas neid nimetatakse üldse, paragrahvid või nagu mis need no kohad seal on piiblis on? raamatud, siis on, tähendab, kõigepealt on Uus-Vana Testament, siis nende sees tähendab on need raamatud võrssid nagu, ja siis mis on need jah, on seal salmid on sees. seal sees. jah, salmid. Just. üks salm, mis ma nägin hiljuti, oli jällegi nagu don't quote me otseselt, ma panen praegu sellest, mis ma nagu mäletan. aga kui mees vägistab naist ja ta on süütu, siis see naine peab abielluma selle mehega bla-bla-bla-bla-bla. nagu siukseid asju on tegelikult suht palju seal. kas sa konteksti tead? ma ei ole nagu piisavalt kas sa tahad haritud, teada nagu selle salmi konteksti? noh, selle salmi kontekst on see, et vaata vanasti, kui palju sa üldse juudi vana aja ühiskonnast tead? Mitte eriti, onju. mitte eriti. ühesõnaga, seal on hästi palju siukseid asju ja just siukseid kirjakohti võetakse välja, orjadega on ka mingid kirjakohad, onju, ja nii edasi. aga ühesõnaga, ühiskond oli üles ehitatud niimoodi, et üldiselt meheliini pidi läksid kõik asjad, materiaalsed asjad. ja siis mehed pidid hoolitsema naiste eest, et kas siis naine või tütred või mis iganes, onju. ja point oli selles, et kuna maailm oli kaootiline ja mõtle, ise läheb metsa, onju. mehed on füüsiliselt tugevamad ja nagu selles mõttes võimekamad materiaalseid asju nagu liigutama. et siis ja naised on ju tihti jäävad rasedaks, nende eest peab hoolitsema selle perioodi ajal vähemalt kindlasti, onju. ja nii edasi ja siis lõppude lõpuks ongi välja kujunenud üleüldiselt üle maailma see, et mehed hoolitsevad naiste eest, sellepärast et naistel on nagu muud asjad, mida nad tegema peavad. ja see koht on siis see, et kui sa lähed ja reibid kedagi, siis sellel on tagajärg. ehk sa ei saa seda naist reipida ja siis jätta teda sinna, mitte anda talle seda kaitset, mida mees peaks naisele andma, vaid siis see naine on sinu kohustus. ja see siis ongi nagu see, et selles ühiskonnas oligi nii, et noh, tegid nii, nüüd sa pead nagu vastutama selles, mis sa tegid. kas see on nagu aus selle naise vastu, onju. muidugi see on fucked up situation, onju, seda ei tohiks kunagi juhtuda. aga
kui see on juhtunud, mis nüüd edasi saab, onju. Ongi see, et see mees põhimõtteliselt, kes tegi seda, peabki maksma selle eest, et nüüd see on tema naine, kuigi noh, jah, ma ei tea. Seal oli ja kui sa vaatad nagu neid, kuidas tol ajal üldse abielud ja asjad tehti, siis tihtipeale olid need arranged marriage'id ehk siis nagu vanemad leppisid kokku või vanemad koos nende samade lastega leppisid kokku, onju. aga see käis ikkagi niimoodi, et mees, kes tahab, kellele meeldib mingi naine, onju, võib-olla nad suhtlevad paar korda omavahel ja siis ta läheb nagu vanemate juurde, et oo, mulle meeldib teie tütar, onju, et me tahaks nagu kokku minna ja nii edasi. ja siis tehti kas mingid diilid või mis iganes, onju, kes pulmade eest maksab ja nii edasi. aga point oli selles kontekstis, et tegelikult see salm või see, millest seal räägitakse selles raamatus, esiteks see Vana Testament ehk tuhandeid aastaid tagasi juudi seadused, mille läbi need juudid elasid oma elu ja tegelikult see on selle naise kaitseks mõnes mõttes, kuigi noh, see on fucked up situation niikuinii, onju. sealt nagu niikuinii head outcome'i sealt ei tule, aga nemad lahendasid sellega, et see mees siis vastutab selle naise eest nüüd. et ära reibi kedagi, kui sa ei taha vastutada nende eest, onju. aga point on jällegi see, et kas piibel kiidab seda heaks või halvaks, see on juba teine asi, sest see on vana juudi ajalugu. ja kui sa vaatad piiblit, siis seal ongi ajalugu, laulud, salmid, siis recent ajalugu, siis mida Jeesus tegi, onju, see on Uus Testament juba. et seal on hästi palju erinevat infot ja kui sa võtad lihtsalt salmi välja kuskilt, siis sa ei saa seda tegelikult, mida see salm edasi annab, sest see salm võib olla ajalugu, see võib üldse luuletus olla, see võib olla üldse mingisugune nägemus kuskil kellelgi, et minu meelest on see väga sihuke ebaaus võtta lihtsalt salme niimoodi jupiti välja ja siis öelda, et see on see, mida piibel räägib, et seal on ka räägitud halbadest asjadest, halbadest inimestest, kes teevad halbu asju. võtad ühe salmi välja mingi, et mis see oli, Kein tappis Aabeli ära, onju, et siis piibel ütleb, et inimesi on okei tappa või, et see ei ole ju see on lihtsalt nagu lugu ja sa võtad ühe salmi välja sealt. et noh, selles mõttes on väga palju neid asju liikvel, mis tegelikult on nii-öelda ebatõeselt edasi antud. Muidugi, ma täitsa nõustun sellega. ma ma olen seda laste piiblit lugenud kunagi ja ma tegelikult tahaks täiega nagu seda nagu full asja, nagu ma tahaks nagu seda Bible study teha, et ise ka näha neid kõiki asju nagu, millest internetis räägitakse. no kui sind huvitab, esimene soovitus, kõige easy'm on see, et vaata paar Youtube'i videot lihtsalt, et millest piibel koosneb ja siis nagu hakka uurima sealt, kus sind huvitab. ja kui sind huvitavad luuletused, laulud ajaloost, mis iganes, siis võid neid lugeda. kui sind huvitab puhas seadus, kuidas inimesed elasid tol hetkel, siis vaata seda osa. kui sind huvitab mütoloogia, vaata esimest Moosese 4 raamatut, onju. et noh, see ongi nagu see, et see on kogum asjadest, mitmest erinevast asjast ja see ei ole kõik see, et kõik, mis piiblis kirjas on, see justkui ei oleks nagu, et Jumal ütleb, et see on hea. et pigem just on see, et kuule, väärtes ära tee nii. et siis seal on tagajärjed, et nagu põhimõtteliselt ongi, terve Vana Testament on minu meelest see, et kuulge, et piinlikult ei saa aru või? Te olete lollakad, ärge tehke. onju, ja siis jah, Jeesus tuli ja pööras selle ümber. aga no jah, selles mõttes, et see on see. aga noh, selle surma vastu see muretsemine onju, et see ei pea olema ju see justkui nagu piibellik vaatevinkel, sa võid lihtsalt mõelda ka niimoodi, et noh, meie keha sureb ära ja mis iganes siis sina oled, see läheb siis edasi, kas edasi või lihtsalt naaseb sinna, kus ta onju. ja seal siis on uus adventure, et see ei pea olema see, et nüüd on kõik või must auk või et midagi ei ole tulevikus või mis iganes, et seda hirmu tegelikult ei pea olema ju. ei, ma nagu I've tried, nagu see ei ole see, et nagu mina praegu, ma olen rahulik, mul on kõik hästi, ma nagu muidugi, ma nagu tahan mõelda ja ma ütlengi endale, et nagu, et võib-olla ma lähen kuhugi rändama, võib-olla ma tulen tagasi, aga et nagu, et ei saa olla ju nagu must.
aga ma arvan, et see asi, mida ma tegelikult kardan, ongi teadmatus. Mhm. Et nagu see ei ole mul faktina ees, mis juhtub, keegi ei saa mulle seda öelda ja siis kui ma jäängi tuleb see ketramine, siis nagu vahet ei ole, mida mina praegu ütlen. Mul on siuke tunne, et nagu mingi teemon reaalselt võtab mu keha üle, nagu ei. sa nüüd mõtled selle kõige halvema asja Mhm. peale tund aega järjest ja lihtsalt nagu jah, vahet ei ole, mis ma tegelikult arvan. mõni ütleks selle kohta, et see ongi teemon, aga noh, mina ei tea, et kes mõjutab see sind. on seesama vanaisa, kes tuli mu emaga kaasa sealt No kas ta oli üldse Ouija vanaisa? board'ist. selles mõttes, et nagu vaata, kui teemonid float ivad ringi, oletame, onju, siis nad ju näevad kõike, mida inimesed teevad, seega ükskõik kus mingi võti või nuga või mis iganes asi onju, peidetud asjad, siis nemad ka näevad neid. et see on nagu CS-is võtad no clip, vaatad läbi seinte ja kõike onju, siis sul on kõik nagu see asi teada kohe. et no jah, mina ei tea, mina nii hullult ei väidaks midagi siukest, sest see on asi, mida ei saa tõestada. aga selles mõttes, et mina usun küll, et on rohkem kui lihtsalt see füüsiline eksistents meil. Nii kaugele, kui mina olen jõudnud, siis minu mudel on see, et mina olen see hing kuskil, mitte kolmemõõtmelises maailmas kinni, vaid kuskil, ma ei tea, kus on ju. Ja aju on siis nagu see antenn, mis ühendab sellega. et mina tegelikult ei ole see minu füüsiline olek, vaid mina olen midagi muud ja see on minu skafander või siis nagu see mekk, flash mekk, mida ma siis pilotin siin. et noh, see on nagu see, mis vaadet mina oman praegu, aga jaa, selles mõttes kõige rohkem tegelikult ma arvan ikkagi, et see nii-öelda kristlus või see annab lootust või siukest positiivset vaadet selle peale, mis sa siin maa peal teed, pluss selle peale, mis tuleb pärast. See, mis tuleb pärast, sellest ka väga palju tegelikult räägitud ei ole. Kõik need asjad, millest räägitakse, enamus sellest on juurde mõeldud bullshit niikuinii, millest piiblis ei ole üldse midagi kirjas. et see peabki natuke müstiline olema, sest see ei ole oluline siin maa peal meile lihtsalt, me lihtsalt elame oma elu ja oleme siin nii nagu me oleme ja ju siis see ei ole lihtsalt osa sellest teadmisest, mis meil vaja hetkel siin praegu on. aga noh, jah, aga elus on ka vaata tihti siukseid asju, et sul ei ole kontrolli või sa ei tea või mis iganes, kas need ajavad ka sind nagu niimoodi jah. ajavad jah? siis küsimus Mhm. on teadmatuses, et kuidas ohjeldada teadmatust. üks asi, mis mina olen leidnud, mis selle vastu aitab, on see, et olla ise kompetentne. et ma tean, et ükskõik mis ette tuleb, ma saan sellega hakkama. jõuda sinna punkti, kus sa oled iseeneses enesekindel, et ükskõik mis pask sulle vastu lendab, siis kuidagi sa saad sellest välja, kas siis oma skill'ide, ajuga, mis iganes on ju, füüsiliselt, ükskõik. et see aitab hästi palju selle ärevuse vastu siis. ja seda ma soovitan kõigil treenida. lihtsalt sellepärast ka, et sa tunned ennast paremini, ükskõik mis situatsioonis sa oled lihtsalt. ja kuidas seda treenida, ongi see, et õpid nagu asju, mida sa nagu lihtsalt võib-olla muidu ei vaatakski, ja teine asi on, et lähedki sitast läbi. et noh, need kaks varianti on minu meelest. aga jaa, ei kahju, et niimoodi on, aga ma arvan, et see on fiksitav või paremaks tehtav ma kõvasti. ma tahaks loota, et see läheb vanusega ka üle, sellepärast et siiamaani ma ei ole kohanud mitte ühtegi vana inimest, kes ei tahaks ära surra. jaa, no vot, see on ka huvitav mu jah. ema nagu mingi jah, ma ei tea, kas ma jõuan oma järgmise sünnipäevani, ma hakkan juba surema. Millest me räägime nagu? siis mingi nagu veel vanemad on mingi jah, ei, mis ma sünnaks tahan või? Ära surra. Can't wait. nii et ma veits loodan nagu selle peale ka, et ma olen lihtsalt nagu young and full of life ja ma ei taha sellest ilma jääda ja siis paarikümne aasta pärast ma olen mingi get me the fuck out. vaata, aitab küll. minu meelest nagu Eestis tihti vanemate inimestega ongi see, et nad on talunud seda Vene aega ja kõike ja küüditamisi ja asju, mis iganes.
Nad on talunud nii palju igasugust muud paska, onju, ja on jäänud sihuke hästi nagu negatiivne attitude paljude asjade suhtes. Ja tihtipeale nagu mul on tunne, et see on seotud sellega, et vanad inimesed on lihtsalt nagu I m done with this shit ja tahavad nagu out'i. Et stop the earth, I wanna get off nagu. Et ja äh, muidugi, kui sul on nagu mingi elukaaslane on surnud, sõbrad on surnud, siis ma arvan, et ma tahaks ka lõpuks nagu noh, kus te siis läksite, ma tulen ka. no vot jaa, lõppude lõpuks, see on elu naturaalne osa ju, niikuinii me kõik üks hetk liigume edasi ja oleme oma töö nii-öelda ära teinud siin, aga vanasti oli jah see, et pered elasid rohkem koos ja siis vanematel inimestel oli nagu see roll vanaisana, vanaemana, inimesed said tihemini lapsi ka ja varasemalt on ju, et see oli ka nagu vahe. Ja siis neil oli nagu elu mõtet ka peale seda, kui noh, ongi mingid sõbrad surnud või mis iganes, et siis nagu rohkem keskenduda perele. Aga tänapäeval on see pereelu ka niimoodi, et on igasugused kärgpered ja värgid-särgid, et sellega jah, noh, jah, siin jõuame sinna, et ühiskond on pereses, on ju. Aga, aga ja noh, selle peale ma olen ka mõelnud, et kas nagu, kui ma saaks lapse, et kas see nagu kuidagi veits aitaks seda, et ma kaon ära, sest et kui mul on laps, siis nagu ta on osa minust nagu mhm, punkt, onju. mhm. et kas see nagu kuidagi aitaks seda mentalit, aga siis tuleb see probleem, et ma peaks lapse saama. No vaata, jah, minul on 2-aastane tütar ja seda ma ütlen küll, et see on elus üks kõige veidramaid asju, mis saab olla. Ma seda küll ma ei tunneta seda, et ta nagu osa minust peab läbi tema edasi elama, aga kõige rohkem asju ma saan edasi anda talle endast. Nagu kõik mu skill'id, kõik, mida ma arvan, mõtlen ja siis nagu üldse, et nagu elu jätkab minu liinist edasi on nagu huvitav idee, tore idee onju. aga see ongi nagu see, et et ma ei tea, osad nagu on rääkinud, et nagu osa nendest elab läbi nende edasi, aga võib-olla see ongi siuke poeetiline värk, et jah, kõik, mis sa õpetad talle ja kõik siuksed asjad nagu elavad temas edasi võib-olla. aga seda ma ütlen küll, et see on elu üks kõige paremaid asju, mida teha saab. Sest see annab mõtte elule tegelikult. Sest muidu ongi niimoodi, et noh, teed oma tööd, võib-olla teed oma hobi ka, aga siis mingi hetk on ju, ma ei tea, oled positsioonis, kus kumbagi teha ei saa või siis lihtsalt, ma ei tea, väike mase on peal. Siis on nagu, et mida ma üldse teen, kas kedagi kotib, kas ma teen oma tööd või hobi või kas sellel on mingi päris väärtus on ju või ja mis üldse on väärtus on ju. Aga nagu teise sentient inimese nagu, kes nagu mõtleb ja kasvab üles läbi sinu käe nii-öelda, temaga nagu tegelemine, temale nagu heade väärtuste edasiandmine, kompetentseks nagu õpetamine, see on nagu see päris väärtus. Sest see on nagu päris sinu inimene, kellega sa nagu tegeled. Ja kui kõik muu on pereses, siis niikuinii ma tean, et nagu oma pere pärast ma pean ju edasi nagu pürgima. Et noh, see nagu aitab siluda neid üles-alla võnkeid nii-öelda elus, minu meelest. Et noh, jah, probleem jah. et ja ma arvan, et see aitab ka sellega, et noh, surmahirm, aga vaata, lõppude lõpuks on see, et maailmas on teatud arv asju, mida sa üldse teha saad ja kui sa oled enamus neist ära teinud, siis lõpuks ongi nagu, et okei, I m out ma ei viitsi rohkem. et jah, kuigi nüüd räägitakse, et nad on the verge sellele, et inimeste eluiga duubeldada või tripeldada või mis iganes, aga who knows, kui kaugele nad päriselt sellega jõuavad ja kas see nagu kõigi kas inimesteni see jõuab. meieni jõuab, Mhm. see on ka iseasi muidugi. kuigi kui see on the verge, siis ma ei tea, meie sinuga elame 300-aastasteks võib-olla, kes teab. et hell jaa, samas no ma ei tea, siis mul on suurem võimalus challenge'i ehitada. no vot jah, ja teine asi on veel see, et seesama draag, mis iganes nad nagu uurivad, see peaks taastama seda geneetilist damage'it ka, et siis me olemegi 30 igavesti praktiliselt, et see oleks ju ideaalne.
aga jah, No küll kell tiksub. Millal see tuleb? no vot, ma ka tegelikult ootan, see on väga huvitav. aga lihtsalt point on selles, et ma arvan, et see, vaata nagu need miljonärid ja Jeffrey Epsteinid ja kõik asjad, et neil on kõik uksed lahti ja siis nad hakkavad lihtsalt bullshit'i tegema, sest nad saavad. et, Mm. et siis tekib nagu see olukord, et sul ei ole limitatsioone ja sul hakkab igav. nagu GTA-s mängid koodidega, sellepärast et sa ei viitsi nagu neid missioone teha. et no ma ei tea, kas mõni inimene Kuulsaks ja kindlasti. rikkaks saamise checklist. Hakka pedofiiliks. jaa, jaa, see on kindlasti. Täiesti crazy on see, kui palju Eestis neid pedofiile on, see on nagu täiesti metsas. et ma ei tea, kuidas üldse nagu ühiskond niimoodi töötab, et mingid salapedofiilid on ja nüüd, kus mul on nagu tütar, siis ma küll mõtlen, et ei tea, enne peab nagu korralikult uurima, kus ta käib ja kellega ta kuskil kokku puutub, sest see on nagu täiesti, vot see on perses, minu meelest võiks kõik need pedofiilid ja kõik mõrtsukad ja asjad, meil Eestis on saari küll, viskame need kõik ühele saarele, jätame nad sinna ja savi, nad ei saa osa võtta ühiskonnast enam, sest nad ei oska käituda, noh, kuidas? Nad tegelevad ise seal tapku ära, üksteise reipigu tapmisega. üksteist, täiesti savi, ise valisid oma elu. ja siis võib-olla on ka nagu, kui karistus on nii suur, siis võib-olla on ka nagu mõtlemist ka rohkem, et kas peaks tegema või mitte, onju. aga nagu see on ka veider, et me peame neid üleval ja siis nad saavad Eestis, me ei peagi neid eriti üleval, nad käivad mingi 2 korda käivad politseijaoskonnas, saavad väikese laksupepu peale ja lähevad koju tagasi, onju. Ei, reaalselt sa müüd nagu, sul on kodus mingi 10 ketsi kivi, sa lähed mingi 20 aastaks vangi ja siis mis see naine alles oli, et tappis selle väikse lapse ära ja mis ta Jah. sai mingi tingimisi mingi 2 nädalat. täiesti segi, nagu mingisugune narkootikum on hullem kui inimeste tapmine või? mis maailmas? see on kohtu see süsteem on minu jaoks väga-väga arusaamatu. ja ma ka ei tea, ma ei tea, mis värk sellega on, et see on nagu nii ebaproportsionaalselt ebaaus, et jah, just nende asjadega, nende kriminaaljuhtumitega, teised asjad veel on ju, enam-vähem noh, oleneb, kui hea advokaat sul on ja oleneb asjaoludest, aga just siukesed kriminaalasjad, ma ei tea, mille järgi nad panevad seda, lihtsalt Ma keegi ei on tea. standard, et jaa, tapad ära 2 aastat. okei, sul oli narkotsi või? Eluaeg. nagu, kus nad võtavad, tõmbavad tagumikust välja neid numbreid seal, et ma ei tea. mis see treener meil siin just hiljuti oli, kes mingi vägistas oma neid õpilasi ja siis, mis ta sai karistuseks? Ma ei et ta ei tohi kuulnudki. mingi, jällegi don't quote me on this, aga no ta sai ka ülilampi, minu arust, et ta ei tohi mingi 2 aastat mingi õpilastega tegeleda või midagi ja mingit that was about it, midagi siukest. saarele aed ümber ja droonid sinna ümber lendama, et nii kui keegi ära ujub, siis saab kuuli ja peaks olema millise saare me ohverdame? ma ei tea, meil on tuhandeid saari Eestis, et nagu või oota, on tuhandeid või? ei, 1000 midagi oli või? päris palju on igal juhul. no igatahes palju jah. jah, et ühe võib ju teha selleks ja siis lihtsalt piirivalvurid on droonid ja nii kui keegi üritab midagi teha, siis kuul ja ei ole kahju teeme nagu. selle allkirja kogumise, saadame Jaa, Riigikokku. just tehku midagi tarka vahepeal. just täpselt. et selles mõttes siis meil ei oleks seda probleemi ühiskonnas enam või oleks kõvasti vähem seda. et jah, praegu on küll niimoodi, et isegi meil siin lähedal nagu lihtsalt, kui sa ennem seda juba keegi vihjas midagi, onju, et guugelda seda venda, siis guugeldad, pedofiil, okei. tüüp teeb nagu lastele trenne. Nice. see küll või tema kohas tehakse, vist oli niimoodi, et ta ise isiklikult ei tee, aga tema omab seda kohta, kus tehakse. et see on jah ikka väga-väga metsas teema minu meelest. mul oli kunagi mingi vend, kes kirjutas mulle Insta, no ta oli lihtsalt mingi ta oli veider, see oli paar aastat tagasi ja siis ma olin sõbra juures ja siis me mingi jõime, chillasime seal ja siis mu meessoost sõbrad arvasid, et nagu täiega naljakas oleks temaga nagu huiata ja siis nad hakkasidki kirjutama talle vastu nagu mingeid väga haigeid asju. ja siis me tegime Snapi filtriga pilti, kus oli mina ja mu meessoost sõber
ja see oli mingi noore naise see mingi face changer nagu. Mhm. Ja siis saatsime selle talle ja olime mingi, et a la, et et mu mingi 13-aastane mingi sõbranna tahab ka mingi meet up ida või midagi, siis see vend oli mingi oo jaa, ma tahan, et ta mingi ratsutaks mind ja mingi siukseid asju. Issand, Nii et neid siin eksisteerib jah. õudne. See on jah päris crazy. Jaa. ja nagu ongi see, et nagu kui sa oled nagu naissoost ja oled noor tüdruk onju, siis lähed ja hakkad internetis ringi käima, siis aina neid hullemaid asju, kõigepealt nagu mingid pedofiilid on kuskil ja siis sa ei saa enam CS-i ka mängida, sellepärast et sa saad kikki, nagu mis toimub, mis toimub, Reaalselt. täiega haige, aga jah. Aga vahetame teemat, et mis sa tulevikus tahad teha? Jätkad oma laseriga või tahad midagi suuremat ka teha või mis on see sinu goal? Äh, ma tahaks ma tahaks oma telesaadet. Ma tahaks teha midagi, mida ma tahaks olla võsapets ja nagu märgatud Eestis ja nagu midagi siukest, see tundub nii fun. Et kes see oli? Taavi Libe onju, Mhm. teeb seda märgatud Eestis. Oh my god, ta on nagu siuke nagu eeskuju ja nagu suur inspiration ja kuhugi sinnapoole. Ma arvan. aga kui sa, Aga samas ma nagu väga igatsen tegelikult nagu tavalist tööd ka vahepeal. Nii et ma ei tea. aga kui sa siukest asja tahad teha, siis sul peab mingisugune ihukaitse kaasas olema, sest Vist küll jah. võsapets sai niimoodi nagu vahepeal peksa ja siis teda ähvardati relvadega ja igast asju tehti temaga, et kui sa lähed oma nina toppima kohtadesse, kus on mingid gängsterid ees, siis on ikka väga kehva. Kurat, ma ei oska vene keelt ka. sa ei See on oska vene veits keelt bad. Nagu selles suhtes nagu mingi väga algelisel tasemel selles suhtes. Ega ma nende CS-i cheat sheet'iga päris ei lähe nende inimestega rääkima sinna. Aga jaa, ma ei saaks nagu fluently rääkida inimestega, mida oleks kindlasti vaja. Nii et ma ei tea, mis sellega saab. õpi Aga vene jah, keel ära kiiresti. ma out of spite ei taha õppida seda ausalt öeldes. ei no arusaadav küll jah, aga samas kui see jääb su unistuse ette, siis võib-olla peaks peaks ikkagi õppima. aga no samas sa võid alati teha nii, et lähedki kui patrioot ja ütled, et ma ei räägi sinuga vene keeles, eesti keeles räägime ja ongi kõik. ja Seda küll, jah. ainult, et siis sa ei saa infot kätte, nii et see Jah, probleem on. jah, et see on nagu jama. igatpidi on halvasti. aga oota, sa tahaksid siis olla nagu jah, Taavi Libe saadet teha lihtsalt ja käia ringi ja intervjueerida inimesi ja näha, mis nad teevad. Või siis see on siuke nagu tore unistus, et nagu tore oleks teha, aga ma arvan, et mul ei oleks probleemi sedasama formaati teha, mis ma praegu teen, aga pikemalt. Ma Mhm. tegelikult saaks nagu mulle meeldivad iseenesest nagu pikemad videod ja ma arvan, et ma saaks nendest nagu korraliku telesaate ka teha. nojah, nagu sa rääkisid, su kraamist lõigatakse nii palju välja, et tegelikult seal Jah. materjali on. nojah, Ja mulle kas meeldib minna nagu üli in-depth ka ja nagu uurida ja kirjutada ja seletada. Ja me praegu proovime minna nagu veidi kõrvale sellest formaadist, et ma nii palju uurin ja seletan, mis teeb mind tegelikult nagu kurvaks, sest et mulle meeldib seda teha ja meil ei tee mitte keegi seda ja nagu kõik lihtsalt see algoritm ja see, mida vaadatakse, liigub sinna noh, a la Mr Beast'i poole ja Mhm.
Minult natukene oodatakse ka seda, et nali ja action ja fun ja cool ja funny jälle ja meem ja cut ja cut ja cut ja värki-särki, aga nagu see on nii halb. see ei ole see, mis ma tahan. Sest reaalselt minu meelest just selle Lasertagi nagu kõige suurem pluss oligi see, et noorematele vaatajatele, kes telekat ei vaata, ongi nagu infokillud, need on tehtud sellesse formaati, mida nad vaataks ja siis nad tarbivad seda meediat, onju. ja no jah, kui vaatamised langevad, onju, siis on küsimus, et miks, aga nagu lihtsalt Mr Beastiks minna on minu meelest ka nagu siis ei ole sama asi enam. Et siis see on lihtsalt mingi tilulilu. Et aga kas sa ei ole mõelnud nagu ise hakata pihta, et nagu Savise telekas ja teed, ma ei tea, ise nagu neid saateid, asju, paned tiimi kokku ja hakkad tegema? No mulle väga meeldib nagu oma töökoht, selles suhtes mulle meeldivad need inimesed, mulle meeldib, et nendel on nii palju kogemust, Marii on väga nagu tark igatpidi selles suhtes. Mul on nagu noh, ongi, mul on nii-öelda, mul on ikkagi tiim taga, kes mind Mhm. toetab, et see on tore. Et muidugi üksi teha, ma saaks teha asju, mida ma ei tohi nagu Laserteki kanalil teha. Nagu see oleks cool, aga noh, ma ohverdan midagi, et saada midagi, I Mhm. guess. See on siuke nagu, aga no sa ma ei tea. mainisid vaata, et see mõni kuu oli 10 kilo ja nii edasi, onju. Et kui sa saaks consistently nagu sinna kanti, siis sa saad palgata endale inimesed ja crew ja siis nagu actually teha ise kogu seda asja. Palkad needsamad inimesed sealt Lasertekist. et noh, see variant on ka. jaa, on, aga ma ei tea, ma ei ole mõelnud selle peale pikemalt. Mhm. ja aga Peaks ilmselt, aga ei no samas nagu jah, sul on aega küll nagu erinevaid projekte teha, et selles mõttes. aga jah, see Laserteki asi on minu meelest päris huvitav ja väga äge, et sa seda teed. ja seda on väga hea kuulda, et sa nagu päriselt ise uurid, et sul ei ole nagu, keegi ei tee seda sinu eest. Sina uurid, sina mm, kannad ette, sina skriptid, kõik asjad, et see on mina väga ka äge. vastutan selle eest, kui ma midagi valesti ütlen, mis on muidugi vahest veits hirmus. Eriti kui on olnud mingeid siuksed tehnoloogiaga seotud teemad, näiteks mingi top of my head mingi Windows 11 update oli, mis oli hästi halb, onju. Mhm. Ja vot siis seal on küll nagu siuksed sõnad, ma ei saa mitte punniga aru. ja siis ma, aga nagu, et seda, noh, selle saate võlu on ju see, et ma räägin seda nii inimkeeles, et nagu, et alati, kui ma neid skripte kirjutan, ma mõtlen nii, et minu ema peab sellest aru saama, Mhm. kes on aastal 52 sündinud, onju. Mhm. aga et seda niimoodi rääkida, siis ma pean ise sellest nagu läbi ja lõhki nagu, ma pean nagu teadma, millest ma räägin. Ja siis võtab küll junni jahedaks, kui on nagu mingid sellised teemad, millega ma ei ole comfortable ja et kui ma mingi arvutivendade ees midagi valesti ütlenud, siis ma saan seal kommentaaris, oi, kuidas ma saan vastu näppe. aga kas teemad antakse sulle kuidagi, öeldakse, et kuule, tee nüüd sellest lugu või sa vaatad seda ka ise või? Millest sa teed? Enamus ma vaatan ise, Mhm. aga tuleb ka neid, mis on kellegi teise idee või siis Telia pakub midagi välja. Aga need on enamasti mu kõige siuksed mul on mitte, need ei ole nagu sitad videod otseselt nii, aga nagu mul on siuke halb pool, et kui mulle ei meeldi midagi teha, siis nagu ma ei suuda leida seda motivatsiooni, et seda skripti teha, et seda montida pärast, see on nagu kõik hästi-hästi-hästi raske minu jaoks, kui ma teen midagi. No, ma ei taha öelda vastu tahtmist, selles suhtes ma olen väga õnnelik ju, et ma saan kõiki neid videosid teha ja mingi uga-puuga, aga ja kui ei ole minu teema, pluss see on veidi igavam, pluss ma ei saa sellest tegelikult midagi aru, siis see on
see on fucking nightmare, aga noh, kuidagi ma olen hakkama saanud. Hmm. See on, jaa, ma tean seda tunnet. Mulle ka ei meeldi asju teha, mis mind ei huvita. Nagu, kui ei huvita, siis absoluutselt ei huvita. Ja kui huvitab, siis huvitab täiega. Et Jah, nagu midagi vahepealset ei eksisteeri nagu. Et, mul on ka nii. et ma kadestan neid inimesi, kes suudavad lihtsalt robotina elu elada, et NPC-d noh, et lihtsalt tiksuvad ja elavad elu ja teevad oma asja, mis neile ette nähtud on hästi ja mõtle, kui lihtne elu see oleks, et lihtsalt teed Jah, ja elad ja siis vaatad vahepeal mõne filmi ja siis elad edasi ja õhtul teed ühe õltsi ja siis elu ongi möödas. Ja oli hea elu vist, võib-olla. aga jaa, sellega seotud, et mis ma edasi teen, Mhm. nagu oh my god, kui väga ma tegelikult tahaks nagu baaris töötada. Ma olin baaris nagu mitte nagu kuskil laboris, kuigi tahaks seda ka ausalt öeldes, aga ma töötasin jah kohvikutes ja söögikohtades. Ma olin teenindaja ja olin barman ja nagu kui fun. Ma igatsen seda, et mu töö saab mingi hetk läbi, sest Mhm. praegu ma olen puhkusel, hui olen, nagu ma lähen pärast seda nagu kontorisse. Ja siis ei ole puhkus ju. No see ma nagu ametlikult ei mul ole ei, puhkus siis, kui sa pead jah, kontorisse minema. aga ma ei, isegi kui on nädalavahetus näiteks või whatever või nagu töö saab läbi, Mhm. siis ma kogu aeg, ma pean olema kursis, ma pean otsima järgmist videoideed, ma pean mõtlema, kas võtted on paigas, kas need inimesed tulevad, kui nad üle lasevad, ma pean otsima kellegi teise, mul Mhm. kogu aeg Slack lahti, mul on kogu aeg Messenger lahti, kogu aeg keegi kirjutab mulle, kogu aeg on midagi vaja teha nagu. Jällegi, ma ei taha midagi halvasti öelda, nagu ma armastan oma tööd, ma armastan seda, et ma saan teha seda kell 1 öösel ja siis mitte teha seda kell 9, nagu siuksed asjad. aga lihtsalt fucking see, et ma läksin oma sinna teenindaja või barmeni töökohta, ma tegin oma selle töö ära ja mul oli päriselt puhkus, mind päriselt keegi asendas, Mhm. päriselt vabad päevad olid vabad päevad, aga nagu seda nagu mul ei ole aga kas sa ei hetkel. saa tekitada seda endale? Nagu lihtsalt oledki cut off, no täna ei vaata neid asju ja ongi kõik. ja, No ja eks siis ma siin, noh, mul on mingi 1,5 nädalat olnud see puhkus mhm. ja paar päeva ma olen küll tundnud nii, et okei, nagu I m fine, siis kui ma olin Tallinnast ära, käisin Tartus, käisime chillamas, siis ma nagu tundsin seda, et jaa, okei, nüüd on hästi. aga praegu, kui ma olen nüüd tagasi ja puhkus hakkab läbi saama, siis mul on juba järgmine esmaspäev on jälle võtted, aga mul ei ole isegi skripte, ehk siis see Mhm. puhkuse lõpp ei saa olema ka päris, sest et ma pean juba tegelikult ju ette valmistuma nagu esmaspäevaks, nii et nagu it's a bunch of fuckery, aga Mhm. ma olen nagu tänulik selle üle, et ma käisin reisil siin märtsis ja ma lihtsalt nagu võtsin kätte, tegin 2 videot ette ära, tõmbasin nahhu. Mhm. Et nagu siukest asja ma ei saaks teha nagu päris töökohaga. Nii et siin jaa, on, siin on nii palju plusse ja miinuseid nagu tegelikult ja ma appreciate in seda, aga raske on. aga see ongi vaata see, et see on ülihea nagu võimalus, opportunity ja üldse nagu sa saad nagu väga palju ise oma aega manage ida. aga sellega ongi nagu see teema, et tihti inimesed siis põlevad läbi. ma olen ise oo jaa. samamoodi läbi põlenud ja nagu, et kogu aeg on vaata midagi vaja teha, onju, et kunagi ei ole seda, et nüüd on off, enam selle peale ei Mhm. mõtle. Aga selle, nojah, mina nüüd tulevikus ja noh, praegu mul ei ole isegi siukseid projekte, aga olen küll niimoodi, et ma töötan nendel aegadel ja need võivad float ida natuke, onju. aga kui ma ei tööta selle asja kallal, siis ma sunnin ennast mitte mõtlema ja ma ei vaata message eid, mind ei koti, mind ei ole sellel hetkel olemas. Ja siis, kui ma jälle töötan selle projekti kallal, siis ma nagu süvenen jälle uuesti sellesse sisse. aga no seda on jah, väga raske teha, eriti sul, kuna sul on vaja mingi intervjueeritavatega, siis on ju kokku leppida asju ja igast asju ja skripte kirjutada, et jah, et see on Nagu ma olen proovinud seda, et
mul oli väga fucked up unegraafik vahepeal, aga ma ikkagi tegin nagu, ma tegin oma mingi nii-öelda 8-9 tundi päevas ära ja no mis iganes kellaaeg. Aga siis ma proovisin, hakkasin tegema strictly nagu 9-5, et seda nagu kuidagi manage ida seda, et ma lihtsalt kogu aeg teen midagi. Sellest fucking ei piisa. Ja nagu siis mul nagu noh, ma ei saa lihtsalt nagu pooleli jätta, et nüüd saab kell 5 ja ma ei tee, et nüüd on reede, eriti onju, mul on töötunnid nii täis, ma tegelikult nagu, mul enamust ajast on mingi 50-60 tundi nädalas, mitte see 40, mis võiks olla. Ja siis mul jääb isegi see nagu tervest nädalast jääb puudu. Ja ma ei taha teha laupäeval või pühapäeval tööd, aga ma ei saa jätta seda tegemata ka, sest et siis jääb esmaspäeval nagu võttepäev jääb ära põhimõtteliselt. Nii et mis ma tahan öelda, et see siis ei sul ole on, üldse nagu nii kerge, kui see võib pealt aga siis nagu sul on liiga suur tunduda. amps ju. Sul on, teed nagu mitme inimese tööd tegelikult siis. Teen küll jah, aga Siis on vaja bossile öelda, et kuule, swag. mul on vaja kedagi, kes tegeleb nende asjadega, millega ma ei viitsi tegeleda. mitte ma ei viits-, okei, pean tõdema, see on ka minu probleem, et ma vihkan inimestega koos töötamist tegelikult, nagu ma olen koolist saati siuke olnud, et kõik grupitööd, no thank you. Et ma kuidagi rääkisin neid õpetajaid ära, et ma saaks üksi teha või siis ma võtsin endale siukse kamba. Ma arvan, et keegi nendest praegu ei vaata seda, aga nagu võtsin siuksed pahad poisid, siuksed natuke lihtsamad kes ei onju. viitsinud või? Nad ei teinud niikuinii mitte midagi ja siis ma sain ära teha, nemad said hinde, nemad jätsid mind rahule, kõik olime õnnelikud nagu. Ja mul on väga-väga raske tegelikult inimestega koos mingeid asju teha, sest mul on mingi kindel nägemus, nagu ma olen mõelnud selle peale, et okei, davai, et oletame, et mina siis jään ainult neid skripte kirjutama ja filmima ja keegi teine mondib, see ajab mul südame pahaks. Ma ei suudaks elu sees nagu anda seda tööd kellelegi teisele, sest ma ei usalda neid lihtsalt, Ei, sest aga et kui mul sa- on vision ja nagu Aga kui sa ütled nagu, et või noh, oleks niimoodi, et tema mondib küll, aga esiteks sa tead, mis materjal sul on, sa kirjutad talle nagu kas skripti sisse või skripti kõrvale siis nagu mingid juhtnöörid väiksed ja pärast vaatad üle ja siis tuleb take 2 onju. Et kas niimoodi sa ei saaks teha, sest siis sina ei pea füüsiliselt arvuti taga istuma ja klikkima neid alt C-sid ja V-sid ja siis aga põhimõtteliselt visioon jääb alles ikkagi nagu filmide need direktorid teevad, et nemad ei mondi oma kraami ise, vaid selleks on neil inimene. võimalik, aga intekates ikkagi ka juhtub nagu väga palju asju, mis ei ole skriptis kuidagi ja nagu No aga siis sa saad noh, lisada peale intekat, et okei, näed, siin ütlesime aga see on seda ka asja. töö jälle ju. Aga see on See siis väiksem töö üles kui kirjutada montimine. ja talle, ma ei tea, mul on väga nagu, ma oleks väga karm sellega, ma arvan, ja mitte keegi ei suudaks satisfy ida seda, mida ma tahan või No nagu võib-olla mida jah. ma näen või. No Ja noh, jah, see teeks skripti ka jälle, siit cut'i see, siis pane see meem vahele nagu jällegi mul on kergem seda ise ära teha. No see on üks suur jama, ma ütlen. sa oled perfektsionist või? Jaa, olen Vot- küll jah. Vot minul hävitas perfektsionismi see ära, kui ma lapse sain ja siis mul ei olnud aega enam teha perfektset asju. Ja siis ma olin, et ma teen ja tuleb, mis tuleb. Ja mind ei huvita, et see ei ole perfektne. Ja siis ma tegin ja niimoodi on palju mõistlikum teha niimoodi. Elu nagu seesamune tasakaal on palju parem kui see, et ma ajan, et siin võiks veel mingi üks efekt olla siin veel ja siis nagu lõpuks sa teed selle 10%, mis see video parem oleks. Sa teed mingi 80% nagu tööd selle kallal. Et noh, see on see nii-öelda Jaa, aga trade-off. kui ma ei otsiks neid väikseid nagu detaile, neid väikseid probleeme, ei nokitseks selle kallal, siis ma ei teeks seda tööd südamest nagu, ma lihtsalt olen siuke. Ei, ma saan aru sellest. Mulle meeldib editida
ja mulle meeldib siukseid asju teha ja anda nagu see ära kellelegi teisele, see on suht jõhker küll. Aga no minu jah. meelest isegi Marii on isegi pakkunud seda mulle nagu Mhm, selles suhtes, et mul ei ole mingi work abuse nagu, mhm, et ta on mulle pakkunud ja aga ei näpi, ei näpi minu materjali. mhm. Nojah, aga nagu sa ütlesid, et sa teed niikuinii nii-öelda mustandi ja siis see lõigatakse see lühemaks, onju. Et noh, niikuinii siis võib-olla sa saad teha mustandi hästi siukese slopi, vaata, et ei ole nii Aga perfektne. ei, ma ei suuda, ei, siis see on ka nagu nõme, nagu see monteerimine tegelikult see on siuke nagu see kirss seal tordil, mulle Mhm. meeldib nagu seda näha ja teha ja mis sellest saab ja nagu ma lihtsalt ma ei suudaks teha vähem, kui ma praegu teen. Nojah, ega tegelikult on raske leida kohti, kust lõigata, sellepärast et noh, sa pead ju uurima, sa pead ju skripti kirjutama ja sa pead ju siis editima ka selle asja kokku, et noh, tegelikult ongi nagu raske leida seda, et kust Aa, lihtsalt ja vähem seda me teha. oleme ka proovinud, et keegi on siis nii-öelda minu nagu toimetaja, vist Mhm. niimoodi öelda, et see tüdruk noh, idee oli selles, et tema teeb mulle nagu research'i ja paneb siis selle kuhugi Google dokumenti ja siis ma selle pealt saan aru nagu, mis toimub ja selle pealt saan kirjutada skripti. No see oli fucking train wreck nagu, see oli jube nagu selles suhtes ma appreciate in seda, mis see tüdruk proovis teha, aga jällegi see lihtsalt ei tööta, kui mul on see mingi kokkuvõte ja need mingi 2 linki, ma pean ikka selle ära lugema. Ma pean ikka, kui ma nagu mul on vaja mingit voice over'it katta, ma pean teadma, kus see koht seal artiklis on, kes seda ütleb, kust see tuli, nagu see lihtsalt seega ei tööta. Ma pean olema ise sellest nagu nii teadlik, et seda montida ka, nii et nagu mitte midagi tegelikult ei aitaks. jah, ei no see on keeruline olukord. kõige lihtsam asi jah, olekski editimine ära anda, aga kui see sulle meeldib, siis nagu mul on liiga palju pride'i. no vot, aga no siis tekibki küsimus, et kumb on tähtsam, su pride või su elu balanss, onju, et noh, teine asi on see, et vähem teha lihtsalt, et nagu sa teed vähem episoode kuus, onju, see on ka variant, aga noh, Sinnapoole ma üritan praegu liikuda, jah. ja nojah, tegelikult sulle sobiks ju see ju, et sa mingi tükk aega uurid mingit asja ja siis teed pikema video sellest ja Oo jaa, ma tahaks teha nädalas ühe, aga nagu fucking mingi dokumentaali stiilis. mhm. Aga mulle on kahjuks ette nähtud 12 minutit video. okei, kahju Kahju kahju, et siuke on. limitatsioon, aga no võib-olla sa saad sedasama materjali võtta ja pikema asja teha ja siis kuhugi eraldi panna või ma ei tea. Oma kanalile. ei no ma ei tea, kas just oma kanalile, aga võib-olla mingi Lasertechi mingi või Telia mingi eraldi kohta, mina ei tea, kuidas teil sponsoreeritakse ja asju, neid kelle oma see lõpuks on, see saade onju, et nemad peavad otsustama seda, aga jah, ei, väga huvitav. Ma loodan, et sa jõuad lõpuks sinna, kus sa teed dokumentaale ja käid mööda Eestit ringi ja näed neid joodikuid ja inimesi, kes teevad toredaid asju ka vahepeal ja noh, et see on siuke content, mis ei lähe kunagi vanaks, onju. et see oleks nagu äge küll. Aga jaa, mul said küsimused otsa, nii et aitäh, et sa tulid, leidsid aega minuga Palju jutustamiseks. me siis tegime? 2 tundi lõpuks ligi või? 2 tundi, jah. jah, ligi 2 Damn. tundi. räägin, need asjad kipuvad nagu venima pikaks. palju rääkida, huvitavat juttu. Ma tean, et ma saan kohe varsti roast'i siin sellepärast, et ma ütlesin mingi 5 minuti intervalliga, et ma usun astroloogiat, aga ma ei suuda uskuda jumalasse. arvad või? Jaa, mina ma küll ei arvan arva. küll. ma arvan, et kõik need müstilised asjad on nii veidrad, et keegi ei saa tegelikult nagu see näitab, et see inimene ise ei tea, mida ta mõtleb, et kui ta hakkab selle peale fleimima, et Sa ei kujuta ette, kui palav mul siin on muide. sama. see päike siin paistab mulle. Ma tahan teada, palju mul toas kraade. 28 kraadi on mul siin toas. Nice, mul on võib-olla ka, ma lülitasin oma fänni välja sellepärast, et seda põrinat ei tuleks sisse
mul ei ja ole siukest luksust. ma slow cookin siin samamoodi praegu nagu sina. mu see arvutikast siin toodab, oh my god, kui must see on. Must arvutikast ja siis selle energiajoogine telefon ja see on su elu. no see on mu elu jah. Aga issand jumal, ma peaks sorry, ma nüüd vahin seda, kui tolmune see seest on, see on jube. Kas ma saan seda näidata kuidagi huvitav no või? ma ei tea, kuidas su Oota. kaamera on. Oota, ma igaks juhuks katan oma kaamera enne ära, sest et mul on siin nii... Aga... Oba, väga aru ei saa, kui tolmune on. Väga näha ei ole. Oota, proovime sinna, vaata seda. No natuke midagi lendab seal jah, aga... No see on ju must. Siit tulevad ka... Sul oli riiulis see suruõhuballoon ju, et saad sellega kohe kallale minna. See on vist tühi. Tüüpiline. Ja see on tühi. No mis see seal on? siis pead ootama enne, kui saad puhastada arvutit. Igal juhul suur tänu, et sa tulid, väga tore oli sinuga rääkida erinevatest asjadest. Thanks, et kutsusid. Muidugi ja väga-väga põnev ka näha natuke sinna nii-öelda kaadrite taha, et kuidas see asi käib teil seal. Ma olen mentaalselt ebastabiilne overworked asi. No. See on see, mis siit episoodist välja tuli. Kui sa tahad niimoodi kokku võtta, siis võib-olla. Ei, mina arvan, et sa ikkagi liigud asjade poole, mis on ägedad ja oled leidnud praegu väga ägeda koha, kus olla elus, et see on minu meelest igati pluss ja nagu sul on vähemalt mingid visioonid ja asjad, mida sa teha tahad, pluss sa oled milleski hea. See on juba rohkem, kui enamus inimestel on, nii et see on väga äge. Aga eks on põnev vaadata, mis ägedaid asju sa tulevikus siis tegema hakkad. Eks me näe. Igal juhul aitäh sulle, et sa tulid ja tšau. Tšau.